Saadet toetab Pahv. 3 inimese saade kujuneb selliseks ja läheb päris isiklikuks. Et see kõik ikkagi tundub, et see nagu süsteem ongi loodud nii, et me viimasel hetkel otsustame ja viimasel hetkel veel muudame kõik asju. See on vist üks enim küsitud küsimusi, kui räägitakse midagi sellest hallist, et kas saun ikka tuleb, et... Tere taas! Kätte on jõudnud 2025 ja jaanuaris lindistamegi Kõrvuni liivas podcasti 16. osa. Rau, Karli kord praegu, võta vesi, Snickers, praegu jälle sinu kord. Ausalt. Jah, Sinu saate sissejuhatus on nagu su side out, et 40% õnnestub. Head sõbrad, kuuled, kätte on jõudnud 2025. aasta, jaanuarikuu, uuel aastal uue hooga. Oleme otsustanud Kõrvuni liivas rannavõrkpalli podcastis teha see edasi, et ikkagi rõhume rohkem kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Nii on Urmas Piik täna jäänud saatest eemale. Miks Urmas eemal on, seda me ei avalda, aga kes kogukonna liikmed, meil siin paljud kuulajatest, saavad ise Urmase käest küsida näiteks. See võimalus jääb inimeste alles, see ei ole midagi sellist halba, küsige ise, kellel on huvi. Aga täna stuudios saate siis sarja 2025. aasta esimest osa lindistamas 2 toredat võrkpallisõpra, Mart Tiisaar. Tere, Mart. Mina 2 toredat võrkpallisõpra. No sa oled tore võrkpallisõpra. Ja Nils-Erik Rõhka, täpselt samamoodi. Tere, Mart juba tahtis teha seda, mida ta tegema ei peaks, aga saates on täna ka tore öelda tere mehele, kes eelmisel aastal, 2024. aastal, tuli vist esimese eestlasena. Samal aastal nii Tallinna rannavallemeistriks kui ka Tartumaa rannavallemeistriks. Karin Aldo! Meil on uuel aastal, me alustame teistmoodi saateid. Mart hakkab rääkima, mina olen see, kes on nii-öelda spetsialist. Kuidas tundub, Mart? Olla mitte keegi saates? See on... Sul on raske elu, Karl. On? Sa said aru lõpuks. Vaata, kui pidi tulema pööbli tasemele, et saad aru, kuidas tavaline inimene elus üldse hakkama saab. Just, see on väga vaata silmaringi avar, et soovitan kõigile ikkagi ennast Karli sussidesse vahepeal panna. Ja, saapad täna küll saapad, villased sokid ja saapad on mul täna. Vaat see on ka, mis jääb saate, üks asi on see ülemine osa, nagu on vaata uudiste ankrute puhul ju näidatud, et vahel nad, kui neil on ainult ülakeha filmitakse, siis all on lüüksed rannapüksid ja plätud on jalas, aga minul on teksad täna ja saapad. Aga Mart, saad muidugi spordimees. Sa tuled alati dressides. Isegi saate lindistusel. Mul ei olegi täisriideid. Ja Nils ei tea isegi, et teksad on olemas. Nii et selles suhtes Velvetid. On Velves. Kuidas sa nimetad seda? Sinu oma lemmik püksi. Pükse või? Ma ei tea, on velvet püksid. Velvet püksid, jah. Minu tead on. Sest mõnusad pehmed natuke. Velvet, just. Ja need olid siis viimati moes 1974. Kuule, viimati on need praegu hetkel väga moes, sõbrakene. Ma oskan kõrritada, ma tean, et see on moes ja minu riietus ei ole enam 20 aastat moes, aga olen kinni jäänud sellesse, nii nagu olen ka sissejuhatusse tänases saates kinni jäänud, aga meil on täna siis tõesti ainult 3 inimest stuudios ja meil on iga saade see, et me lõpetame saate ära, paneme klapid peast ja ütleme, et pagan jälle me tegime 2-tunnise saate, kuigi plaan oli teha tund või 1,5. Täna on uus üritus ja on tõesti lootus, et meil see õnnestub hästi. Jah, sest ega meil ju rääkida tegelikult millestki ei ole, et kaua sa velvetitest ikka räägid. Ei, Mart, sellega ma olen küll nüüd kõvasti nõus. Aga 2025. aasta on meie jaoks muidugi eriline. Esiteks oli eriline ikkagi ka eelmine aasta. Urmas Piik, meie tänane siis mitte saate liige, valiti esmakordselt koos Dmitri Rudkoviga Eesti aasta rannavalle paariks. Liisa Remmelg ja Lene Hollas siis olid naistest parimad. Tubli Urmas, täpselt. Teeme Urmas aplausi, kuna ta vaatab meid ka. Eks see oli teada ka. Mart tegi oma hooaeg oli ikkagi pigem tagasihoidlik, et sellest suhtes andsid endast kõik, et Urmas ja Tiima saaks selle tiitli. Ja siis võtsid Tiima endale. Nagu sa ütlesid, sul ei ole täna palju rääkida. Mul ei ole midagi rääkida. Aga 2025. aasta tuleb meil eriline. PIS 44 on valmimas sügisel rannahall. Eelbroneerimine on õige pea siin talvel ka lahti minemas, nii et me loodame küll, et see aasta kujuneb meile väga eriliseks sedasi, et ka 70 aasta pärast ja 2025 just jääb märgilisena meie tegemisi meenutama. Aga kas võite öelda praegu, mis kuus see on planeeritud? Planeeritud on septembrisse. Jaa, sügis. Mis kuus sa loodate? Mis on optimistlik, mis on pessimistlik? Ma loodame august on optimistlik.
ütleme jah, no siin on ikkagi nii palju asju, et meil ootamegi seda ehitusfaasi jõudmist ühte konkreetsest etappi, kus oodatakse juba täpsemalt öelda, millal valmis peaks saama. Öeldakse, hetkel on justkui plaanis, et augustiga peaks saama see ehitusosa valmis. Loodetavasti me saame ilusti samal ajal suvel juba ka oma asju paika panna ja septembris minda teele, aga nagu selliste asjade puhul ikka natukene võib venida. Aga noh, selge on see, et plaan ja siht on sügisel saada seal lahti. Super, ootan väga. Aitäh sulle, Mart. Nii et kuna meil on ka uus rannavõrkpallihooaeg juba mitte liiga kaugel, siis tänane saade on meil üles ehitatud nii, et me räägime palju rannavõrkpalli uudistest. Oleme üritanud ennast siin selle aasta jooksul siis toimuvaga juba kurssi viia ja vaadata, mida huvitavat rannavõrkpallimaailm meile pakkuma asub. Nii et täna siis selline natukene ettevaatav saade on tulemas, aga ei puutu ka tehnikanurk. Rallihooaeg ju algas, sellest tehnikast me jätkuvalt ei räägi, aga rannavõrkpalli tehnika võtame täna jälle saate viimase osas ette. Nii et läheme teele. M-kumb, üks meie toredaid saate osasid juba justkui selline traditsiooniline, et ei tahagi seda enam ära võtta ja täna on mul siis ette seatud 4 küsimust meile 3 ja alustame esimesega. Kas kallis gurmeetoit kuulsas restoranis või hakklihakaste odavas sööklas? Nils? Ma pean tutvustama, söökla oli siis nõuka ajal eriti tuntud siuke koht, kus inimesed käidki söömas. Kas näiteks odav söökla on ka siin samas teisel pool Siduri tänava maja? Ma vaatasin täna, kui me sõitsime, siin oligi söökla märk on täiesti reklaamitakse, inimesed käivadki selle järgi. Kuigi see tundub, et tänapäeval ei ole nagu väga ilus sõna, aga söökla ja... Ja ma võtan seal kindlalt ühe hakklihakastme, ma arvan. Ja, täpselt. Aga gurmeetoit kuulsas restoranis? No... Ma olen käinud mõnes gurmee kuulsas restoranis ja mul ei ole olnud maailma paremat kogemust. Portsud on väiksed. Portsud on väiksed ja tihti on ka seda ikkagi ootamist. Ma saan aru, see ongi üks selle külastuse osa, aga ma ei ole lihtsalt seda tüüpi inimene, kellele see liiga palju siis pakuks. Et kui sööma lähed, siis tahaks süüa saada? Ma pigem olen praktilisem vend kui siuke luksuslik. Väga ilus. Mart? Mul vastupidi, ma hakklihakastet pigem sööks ikkagi juba siis kodus. Ja siis, kui kodus ei sööks, siis valiks küll gurmee restorani, et oma maitsepaletti. Oi, mis sõnad? Täiendada uute elamustega. Kui palju rannavõrkpalli selline tippmängija karussellis seal maailmas ringi käes jõuab sellistesse kohta? Kas on mingeid üritusi ka? Et, ei jõua, meil on alati siuke söökla vaip pigem on nendes toitudes ja et seda saab nagu palju. Ja ma ütleks, ma võib-olla oma elus ühe käe näppude saan kokku lugeda. Mitu näppu sul on ühe käe? Mul on 5. Kas mingitel turniiridel on teil nagu söök delivered ka või? Et nagu, et sa ei pea ise minema nagu Eestis, lähed Konsumisse, võtad hakkliha piruka ja makaronisalati, vaid teil on, ma ei tea, mingi food eating point ja siis lähete koos seal kõikidega ja võtad süüa või? No kõikidel turniiridel on see, et põhiturniiri mängijatel antakse süüa. Hommiksel lõunasel. Ja kui sa põhiturniiri ei mängi, siis vaata, mis ise, hoolitad endast ise. Et see on nagu väga konkreetselt on seatud nii, et põhiturniiri mängijad on transport lennujaamast kohale, ööbimine, söögid, kõik on nagu kaetud. Kui sa oled kvallimängija, siis kui sa ei mängi seda mängu, siis ei teatagi, et sa kohal, kas oled või ei ole. Ja see on ikkagi alates challenge sarjast on. Futuresil ikkagi... Rakveres ei saanud süüa. Jah, Futuresil põhimõtteliselt vist ei pea mitte midagi mitte kellelegi pakkuma. Aga ma ütlen, Futuresil oli Rakveres üks teine, siis seal olid mingid need kohalikud üliäge pagariäri oli seal putkaga ja õnneks oli pandud suht kaugele sellest väljakutest, sest meil olid seal Nilsiga tihedad tööpäevad. Oleks olnud see lähemal, ma oleks praegu 140 kilo ja sellest seejuures ma oleks juba 40 kilo alla võtnud, et ma olin 180 pärast Rakvere Futurest, ma oleks olnud, et on lahendus ikkagi, ma tahan öelda, et Rakvere Futuresil pakuti ka. Jah, pakuti raha eest selles suhtes. Aga ühesõnaga mingit sellist väga tänapäeva sõnastust kausus fancy't lahendust ei ole, et kui see MK-d mängid, see on suht lihtne, see toit, see ööbimine, see on siuke... Jah, pigem lihtne, et ütleme, on paremaid, on halvemaid, keskmine ütleks, et on lihtne. Kunagi oli see Majors-sari, mis oli siis nii-öelda... Ma olin vist ainult esimesed 2 aastat, kui mängisime, mis Major-sari veel käis ja siis nagu
oli neid jutte, et Majorsi põhiturniiril, et seal on nii hea söök ja siis me ükskord olime seal ka Fort Lauderdale'is oli see mängijate ala ja siis see söömine oli ka seal, meid sinna muidugi ei lastud, aga me tundsime neid lõhnasi ja küll oli head lõhnad, et koha peal kokad tegid seal värki-särki, et siis oli kohe siuke mingis mõttes nagu motivatsioon, et tahaks Majorsi põhiturniir, et neid sööki süüa. Aga mis meestlastena ikkagi tuleme? Jah, täpselt. Ja see aeg sai läbi enne, kui sina... See sai läbi, ma vist ühelegi Majorsi põhiturniirile niimoodi vist ei jõudnud ja kuigi mingit Euroopas EM äkki oli või midagi oli veel Majorsi nime all, aga see oli ikka vist natuke teistmoodi. Aga lõhna said kätte, mul ei ole lõhnagi. Just, sul ei ole lõhnagi. Nii ja ma olen meelega muidugi ise koostanud küsimus, et hakklihakaste on mul üks lemmiktoit ja väga lihtne, aga suurepärane toit, nii et kunagi ei tea, see gurmeetoit kuulsas restoranis, see võib kõlada ilusalt, aga sa ei tea, mis mökis, sa saadki võib-olla hakklihakastme hoopis 10 korda väiksemas tükis ja lihtsalt tehtud ruudukujuliseks ja siis öeldakse, et see on le gourmet le hakli. No ja siis sa mõtled, et see on mingi prantsuse kuulus toit, aga see on see sama Eesti lihtne hakkliha, aga hoopis teise hinnaga. Lähme edasi, kas maailma parim altsööt või maailma parim serv, kui teil oleks valida, võtta, kumma oma plaasse siis lisaksite? Maailma parim altsööt või maailma parim serv? No, mõnel päeval mul juba see maailma parim altsööt on olemas. Serv ka samas. Aga sa pole näidanud neid kumbagi? Noh, mõni päev, kui ilus tunned. Aga ma arvan, et ma võtaks altsöödu pigem. Pigem võtaks altsöödu. Palju, mis servid siis ainult ässa, siis ei lähegi mänguks ju. Ei no maailma parim, ma ei tea, kellel on maailma parim serv rannavõrkpalli maailmas. No Evandro on üks kuulsama serviga meestest. Et eks ta teeb kohati päris palju oma serviga ära. Aga kellel on parim altsööt? Soorum ikkagi või? Ei tea, altsööt on ju koosneb servi vastuvõtust, kaitsest, lihtsalt valida mängimist tõstetest, et seda niimoodi võib-olla on raske hinnata. Aga no Plavins võib-olla hiilgab oma altsööduga kaitsemängus, ta ju tõstab ainult alt, et võib-olla tema. Kuigi stiili osas nagu Plavins ei ole siuke kõige, aga ma olen nõus, et... No jaa, aga võib-olla täpsus on olulisem kui see, kuidas ta välja näeb. Või no? Sina valiks ka altsöödu? Ei, kindlasti mitte. Servi ikka. Kuidas sellise järelse tegid? Kulla mees. Ma ütlen nii, et keskmise altsööduga võib ka ikkagi väga palju ära teha. No mis altsööt on, mõtle, kui sul näiteks servi vastuvõtt ei ole 100% kogu aeg käes, aga on 80 või 70% käes, siis sul tõstad ikka võrgu peale, sul on võimalused ikka olemas, aga serviga võib ikka üksinda mängu ära teha. Lähed, oled 20-18 taga, võtad kätte, lööd 2 ässa ja ongi. Ja ütleme Martega, räägime ausalt, sul serv on ikka vahepeal päris plõin ka olnud, et selles suhtes seda sul oleks juurde vaja panna küll. Et 3 inimese saade kujuneb selliseks ja läheb päris isiklikuks. Aga kuidas sa oma servi ise tegelikult hindad? Ta on tihti plõnn, jah. Selles suhtes. Ega sa ise ka ei jäta ründamata ise ennast? Ise ka ei jäta, ta ei ole mul maailma parim serv, jah. Aga millest puudu jääb? See on jälle huvitav, me saame kohe ette võtta. Millest puudu jääb? Kõige tihemini on sellest jääb puudu, et ma ei võta üldse riske serviga. Sest et selline mängu kulg on meil tihti see, et läheb mäng peale, võib-olla kohe alguses ei hakka silmad kinni servi lööma, vaid sa hakkad nagu vaatama, kust tuleb. Ja siis tihti, ka Kustiga olen pikalt mängida, et tihti ma hakkasime blokk-kaitses nagu väga palju saama. Siis kipud sinna kinni jääma, sa nagu vaat, blokk-kaitses saan, blokke saan, kaitses saama punkt sealt, miks ma selle serviga nagu riskin. Ja siis kui seda teed juba minna, siis sealt mingi hetk on nagu raske tulla tagasi, et okei, ma pole nüüd 5-6 korda nad on ära löönud, et kas ma nüüd siis lähen ja võtan servis riski või jätkan siukse kindla peale serviga ja proovin ikkagi blokk-kaitses saada ja siis mida rohkem sa kindla peale servi jätkad, seda plõnnimaks ta tihtilugu nagu läheb. Et seal on ka tihtilugu siuke, miks annaks parandada, et võiks olla selline kindel serv, et sa saad aru, et mul on kogu aeg teatud risk, sellega ma saan ikkagi 80% üle, aga on surve ka peal, et see oleks selles suhtes nagu parem variant. Kui palju su serv erineb siis, kui sa oled blokis kohe ja siis, kui sa, või selles suhtes, kui sa lähed sinna, ise pead ka kohe blokki minema pärast. Või siis, kui paariline serv või?
Ei no Tiimaga te mängisite vaata niimoodi, et ta jäi vahepeal ise blokki, et kas siis sa panid vurtsu juurde või? Ma hakkasin mõtlema vahepeal, et ma olen rumal, aga siis mul tuli ikkagi et Tiimaga oli. Ja see oligi üks põhjuseid sellepärast, et see üks asi on see, et sa ei pea pärast servis siis oma blokki jooksmise peale mõtlema ja teine asi on see, et kuna see ei ole nagu tugevam kombinatsioon, et mul nagu kaitsest jääda, siis on lihtsam nagu võttagi see, et Tiima läheb blokki ja ma näiteks võtan serviga riske juurde, et siis tegelikult on olnud ka mänge ja hetki, kus see serv on ma ütleks, arvestatav. Nii et sa ei välista, et Tiimaga võiks mängida samamoodi ikkagi mingitel hetkedel, et sina jäädki teatud olukordades, kui sa ise servid kaitset mängima? Ei välista kindlasti, jah, üks on seal servi surve osa ja teine on ka see osa tegelikult, mis meil oli viimane mäng, mis me mängisime nende austerlaste vastu Horst Baskarius, siis see Baskarius ma sain talt väga palju kaitsepalle kätte, kuigi me sealt väga palju punkte ei saanud lõpuks, aga sest, et ka mängijatel tekib teistsugune reaktsioon, et okei, muidu on blokimängija ja kaitsemängija, nüüd mingi pikk blokitöll on kaitses ja siis tulevad kahe mingi teistsugused mõtted, et no ma kindlalt saan mingi kooksuga punkti ja siis hakkas mingi täiesti idiootseid lahendusi seal tegema, et ka see töötab vahel, nagu töötada. Siis nad on ikkagi vennad Rein Tiisarega, vaata Rein räägib iga teine trenn meile, et ma peaks ikka kaitsemängija olema, et Rein on ju ka kaitses tegelikult väga kiire ja hea, et no Rein oleks kaitses väga tubli, ma arvan. Saaks tugevad löögid ka kätte, siis ta oleks väga kaitsemängija. Kahjuks neid ei saa väga. Meil on ikka täna on siuke, kuidas roast või kuidas see... No kui me mängisime Reinuga Tiima ja Urmas vastu Eesti meistrikaid, siis oli ju see, et neil oli suht teada, et nad võivad lihtsalt meile pihta taguda. Et kui nad koksama või midagi hakkavad tegema, et see on variant kätsa, kui nad meile pihta taavad mõlemale, et siis me kumbki neid tugevaid lööke nagu kätte väga ei saanud, siis umbes nii oligi. No näed, ikkagi teil on ka nõrkused perekond Tiisaared. Ja tundub, et 2-tunniseks saateks ikkagi läheb, kui ma olen alles teise või kumb küsimuse juures. Karl, ütle sina ruttu siis. Jaa, noh, nagu ikkagi jätkuvalt harrastajal oleks kõik hea, aga ma usun ka altsöödu nagu, et kui see altsööd ikkagi tõesti maailma parim oleks, no siis mul oleks vastuvõtt hea, siis mul ei hakataks servima, kuna mul on vastuvõtt nii hea, servitakse paaris ja mul on hea altsööt ja see oleks päris ilus. Ma isegi ründaks ma altsööduga, sest see oleks mu ilmselt siis parem kui mu praegune rünnak. Aga lähme edasi, kas Karambula või Nils Seelers, olen pannud täna sellise. Karambula siis legendaarne Skyballi lööja lõpetas oma karjääri. Tõsi. Ja Nils Seelers on siis olümpia hõbe meil Pariisist, see pikk ja siuke machine blokimängija. Kui ma valiksite? Ma läheks ikkagi Karambula teed. Siuke äge nagu Rannavalle Ronaldinho moodi vend. Täpselt. Jah, ma läheks ka tema teed, et eriti ma arvan, et Nils Seelersiga, kui sa räägid mängimisest, siis meil oleks päris kummaline paar. Ilmselt mitte liiga edukas. Ja siis ma peaks kindlasti ise kaitses olema. Ma arvan, et oleks 8 blokis, sest ta kumbki ei ole nõus kaitsesse minema. Et selles suhtes jah, see võiks olla komöödiline. Aga jah, sa valisid küll selles suhtes nagu huvitavalt, et hästi vastandlikud mängijad, et üks on siuke väga struktureeritud, hästi täpselt õppinud oma asjad selgeks, ta teeb seda ja teine on ilmselt ilma koolita tänava rannavõrkpallur, et aga mulle kindlasti see tänava rannavõrkpallur nagu sümpatiseerib rohkem, et seal see potentsiaal on päris äge. Minu teada Karambula pool on täitsa nagu see tänava nagu täiesti, ta ongi mingi 16-aastaselt kuskile Ameerikas või kuskil hakkas alles mängima või mingi siuke story on minu teada temaga, et ta ei ole kuskilt süsteemist tulnud. Kusjuures mul on sama, et ikka Karambula ja mina olen aru saanud, ma ka olen mingil hetkel mõelnud, ma tahaks mängida jube ägedalt, et selja taha tõste ja nukkidega teen tõsteid ja proovin kuidagi nurka kiiret tõstet soovita ja siis ma olen aru saanud, et ikka pagan mina oma tasemelt, mul on targem teha neid lihtsaid asju ja teha neid hästi, kui hakata proovima, kus on nii palju rohkem riske ja võimalusi eksida, et siis nagu sügaval sisimas ma tahaks, et ma lähen Eesti GP-d mängima, ma olen Karambula, ma olen Skyballi ja... Aga tegelikult oled Nils Seelers või? Tegelikult olen Nils, ma olen siuke väike 1,90 m pikk Nils Seelers, ja ainult ühe vahega, et mul isegi tema blokki ei ole mul olemas, ei ole ka tema side-out, ei ole ka olümpia hõbedat. Aga see on tõsi, mina ikka mängin rahvale ka palju, et mul äge on, mul meeldib vaadata, kui rahvas vaatab, siis täiega naudin neid mänge ja ma mõtlen vahel, et nüüd teeks midagi äge, siis mõtlen, ei, rahu Karl, rahu, löö oma side-out
maha, tee mingi terav koks kuskile ja võta see kole punkt, aga võta see punkt. Et tahaks jõuda oma tasemest sinna, et oleks see pallikontroll parem ja mäng tunduks aeglasem, et suudaks rohkem siukseid asju teha. Ma väga naudin teisi mängijaid, aga noh, proovin ka rohkem. Aga noh, ma olen siis see kaigas, kes tugevalt tahab lüüa vähemalt. See on ka osad. Me tegime just üritust ühele ettevõttele eile ja nemad ütlesid, et võt, see on ikka äge, kui tugevalt lüüakse palli võrgu pealt. Ja siis noh, Nils isegi lõi seal tugevalt, meil näitasime ette ja no inimesed olid ikka pöördes, naisterahvad. väga pöördes ja no tõesti, ega see kohati on ilus ka, kui see ikka hästi lööd, et selles suhtes ei saa midagi öelda. Ja 4. küsimus on täna veel pandud. Kas Pariis või Rio de Janeiro? Kas Prantsusmaa pealinn või Brasiilia suurlinn? Brasiilia pealinn on Brasiil. Selline infotund ka. Mart. Ma ei ole Pariisis käinud kusjuures. Oleks pidanud augustikuus eelmine aasta. No vaat, aga ei käinud. Sellest võttes endiselt on see fakt. Ja Rios oled palju käinud? Rios ma olen käinud mitmed korrad. Rio on ka siuke koht, et ega ma ei ole seal palju käinud. Ma olen seal 2 rannas käinud, ehk siis mu teadmine Riost on võib-olla siuke 0,5%. Aga ega sinna vist 90% kohtades ei soovitatagi minna. Kuule, kas sa oled elus üldse, ma saan aru, see mis Mastersi või asjast sa said lõhna tunda toidul, Rios sa oled ainult randu näinud, et sul ikkagi päris piiratud maailma siuke vaade tekkinud sellest rannavõrkpalli mängimisest. Jah, ainult. Aga ei teagi, ma arvan, et ma võtaks ikkagi Rio. Jah, seal on soe, temperatuur mulle meeldib. Need 2 randa, kus ma olen käinud, see teise ranna üks pool oli väga tore. Üks pool? Ma ei tea, see faveelade pool nii aga ei olnud. Aga see üks pool, kus faveelad kaugemal olid, see oli küll väga kodune. Et seal oli tõesti mõnus. Et ma ikka läheks hängiks seal. Nils? Ma ei ole ka kummaski käinud või mitte ka, aga ma ei ole kummaski käinud ja ma läheks ka Riosse. Käisin just vaatamas kiirelt väike eemale põige. Pikad paberid filmi, aga seal filmis on kohe alguses siukene üks läbiv teema tekib, et 2 tüüpi räägivad, et tahaksid Eestist minema, et tahaks sinna sooja. Ja siis kuidagi siuke fraas oli, et no mõtle seal Brasiilias, oled rannas, Ronaldinhoga rannavutti. Miks rannavutti? See on ju täitsa valesti ju. No sealt filmist oli see sa pead kirjutama sinna, et kui on täitsa jama, et seal mängitakse rannavollet. Kahjuks jah, on ikkagi vist tahaks Mardiga Rios rannavollet. Ma arvan, et seal on napid. Tegelikult seal mängitakse väga palju rannavutti. Väga palju. Liiga palju, kas ikkagi palju rohkem kui rannavollet? No ma nüüd tegelikult Rios mitte. Nendes randades küll mitte, aga enamus randades, kui vaatame, siis on ikka siuke pool kõva, pool liivane vutti väljak otsa. Ikka väga palju mängitakse. Nii, aga Nils jätkab. Ma ei tea, kuhu me jäin, aga kahjuks ei ole rannavolle vist jah, rannavutist ikkagi mitte kuskil veel üle, aga Eestis äkki on või? Eestis on vist ju. Rannavolle rannavutist üle või? Nagu mis mõttes, nagu kohtade põhjal või? Nagu populaarsem, et kas sa lähed pigem mängid rannavutti või rannavollet, nagu mitte faktiliselt, aga kui sa nagu tunde pealt ütled nüüd. Aga ma arvan, et kogu ikkagi Põhjamaad, Läti. Et kõik võivad olla, tegelikult küll ju. Mina arvan küll rannavolle. Ranna jalka, aga see hea küsimus, ma nüüd nii pole mõelnud. Aga ühesõnaga jah, et siuke teine kultuur täitsa seal, ma arvan, ja huvitav, et Pariis ka kindlasti tore, aga ei ole kallis, ma arvan. Seda küll, aga Rios on enda kallis, et sa pead Nils igal juhul sealt. No siis jääd pikaks ajaks. Ei tulegi tagasi, sul on poole vähemalt läinud ennupiletit maksma, kui sa ei tulegi tagasi. Mul on ka raske, ma panin lihtsalt 2 toredat kohta, kus ma ei ole ka kummaski käinud. Väga tahaks mõlemasse minna, aga võib-olla siis alguses Pariisis käiks ära, kui seal meeldib. Võta järgmise lennu juba Riosse otse ja ei tule ka tagasi. Pariisist on ka head lennud, et see on hea mõte. Ma veel tuli siuke asi meelde, suust vabas vormis podcast siin, ma räägin selle jutu ära. Meil on alati, kus see Smart on tegelikult. Okei. Praegu Urmas nagu ei rõhu siin kõrval, et mul on kuidagi hoopis parem. Kuskil mingi kell ei tiksu. Põlvega ja nügimist ei ole see. Millest sa räägid, Mart? Lõpeta ära, mul on lastetrenn. Aga ühesõnaga, just rääkisin ühe sõbraga Austraaliast viimasel turniiril, mis me olime seal ja ütles mulle sellise oma arvamuse, et tead, Mart, mina hakkan arvama, et Hiina on parem kui Euroopa. Siis mõtlesin, mida sa ajad? Ja siis ütles, et Hiinas on lihtsam liigelda, see on odavam ja see on puhtam. Mis mõttes Hiinas on lihtne liigelda? Lihtsam liigelda, ma ei tea.
Suurlinnades on ikkagi vist üsna, mina olen Pekingis käinud. Las ta sinna jääb praegu, okay. Lihtsalt liigida, odavam ja puhtam. Sest et tema kogemus oli Pariisist ja ta ütles, et nagu täitsa pekkis nagu, et kui nagu tuled Euroopasse, aga suur linna ja siis nagu seda nagu küll, räpane ja must ja nii kallis ja palju inimesi ja ma mõtlen, et nagu ummikud ja võib-olla kallis liigelda, taksosi raske saada, mis iganes. Aga mul on vaata, kuna ma saan faktidest vastu vaidleda, mina käisin Pekingis 2015 oli seal kergejõusk MM ja selleks ajaks olid siis Pekingis ja Pekingi ümbruses pandud tööstused kinni ja oli õhk puhas, et olekski äge võistlus ja Hiina jääks nagu hästi meelde. Aga seal ikkagi enne ja pärast võistlust ja igapäevaelus on hästi palju see õhk saastatud. Ja kindlasti. Ärge minge Hiina. Ma ei kirjuta selle alla. Ärge minge Hiina, head inimesed. Ma ei kirjuta selle alla ka, lihtsalt see oli minu jaoks üllatav, et austraallase inimesel, kuna meie jaoks on Euroopa nagu kodu on ju ja Hiina on Hiina ja Aasia ja nii edasi, et see on nagu ikkagi must ja pollutionit palju ja nii edasi, aga kolmandale inimesele, kes käib kahe seinast kohas, hakkab nagu vaatab sellise piluga, et kuule, et mis Euroopa nagu on. Aga räägi sellele, et see on su sõber, sa nimetada sõbraks, tule Eestisse. Eesti on üks puhtamaid riike maailmas. Ta on käinud kus juures. On. Ja siis ütled, Eesti on ka Euroopas. Anna talle see info edasi. Ma annan, jah. Tuletan meelde. Selge. Aga, head sõbrad, läheme edasi. Meil on ette võtta nüüd uudised rannavõrkpalli maailmast. Ja 10 uudist oleme siis pannud rannavõrkpalli maailmas toimuvast kokku tänase saate eel Mardi ja Nilsi abiga ja tõesti tore on näha, et palju muutub, aga see on ka arusaadav, 2 hooaega, üks sai läbi, teine on algamas. Mitte ainult hooaeg, vaid ka ikkagi olümpiatsükkel. Need 2 see vahe on alati kõige suuremate muutuste aeg, et vahel isegi muutub pall, vahel muutub võistlussüsteem. Just. Nii edasi. No muidugi võistlussüsteem võrkpallis muutub ikkagi ka hooaja käigus tihti ja et noh, see ikkagi kui tihti reeglid muudetakse, see on ikkagi uskumatu igal pool. No mis oli viimane reegel, mis muudeti? Ei no võrkpall, ülevalt sööd kas või see eelmine aasta oli jälle uus moodi, kuidas võeti, et kui me vaatame jalgpalli, kus tuleb mingi varri juurde, aga no jalgpall kui ala on jäänud ikkagi väga-väga samasuguseks, siis võrkpall, nii saalivõrkpall kui ka rannavõrkpall ikkagi neid muudatusi tehakse iga aasta põhimõtteliselt. Okei, vabandust, ma segasin sind, jätka. Ei, Mart, täna võis röstida. Esimene teemablokk, lühidalt, aga kiirelt. 2025 kalender on, mingil määral on ta välja tulnud ja me saakski sellele kohe otsa vaadata, mis oli huvitav, et me siin ka saate eel koos veel vaatasime Elite 16 etapp, siis need maailma kõige kõvema tasemega MK-etappe on 9 hetkel välja kuulutatud. Ma ütlen välja ka, kus need on. Need on siis alates märtsi lõpust kuni novembri alguseni ja kohad on Mehhiko, Brasiilia, Tšehhi, Šveits, Saksamaa, siis 2 Brasiilias, siis Lõuna-Aafrika Vabariik ja viimane on Katar, nii et sellised kohad siis võõrustavad maailma kõvemaid MK-etappe. Challenge'id hetkel veel tundub, et kõiki kirjas kindlasti ei ole. 6 tükki on avaldatud ja 6 challenge'id toimuvad siis Mehhiko, Brasiilia, Hiina, Poola ja Filipiinid. Ehk siis siin on Euroopat veel vähem, ainult 1 turniir Euroopas, et kui Elite oli mitu tükki me Nils vaatasime 3 9-st ja challenge'id siis praegu kirjas olevatest 6-st 1 ainult ja Futuresi ajakava on siis veel või graafik on veel päris lahtine, on küll päris palju turniire sisse pandud, aga me teame näiteks 1 MK-etapp, mis on tulemas siin päris lähedal, millest me jõuame veel ka rääkida uudiste nurga juures, et see on veel siia lisamatta, nii et esimene selline hinnang, Mart, kui me vaatame otsa kas või Eliidile, hooaeg algab märtsis, põhimõtteliselt igal kuul toimub 1 eliitturniir ja sedasi siis novembrikuuni välja. Millised on sinu mõtted mängijana? No Eliit on suhteliselt viimased aastad sarnane, et siuke 9 etappi. Et suvel saab natuke Euroopas mängida, kes saab, kes ei saa, aga Eliit ongi täpselt selline turniir, et siuke minu ja Tiima positsioonil mängija praegu, et me vaatame seda kalendrit, aga nagu tegelikult me ei tea, kas me hakkame sinna peale saama või ei hakka sinna peale saama. Et praegu oma plaane tehes ka on selles suhtes nagu keeruline, et kui huvi on suur, siis me Eliidile kvalifikatsiooni peale ilmselt ei saa. Ja siis peabki nagu oma võistluskalendri tegema niimoodi, et ilmselt 3 nädalat või 4 nädalat enne saame teada, kas me saame seal mängida või mitte. Ja siis, kui challenge'id on veel vähem, liigume siis sinna ka juba, et siis... Aga see oli esialgne?
see 6, et seal me seal ikkagi eeldame, et neid tuleb juurde. No seal on 2 veel küsimärgi. Aha, et maksimaalselt ainult 8. No ilmselt, ma ei usu, et sinna väga palju juurde tuleb, sest eelmine aasta oli ka 8. Challenge on siis see tugevuselt teine, eks ole? Challenge on tugevuselt teine, jah. Selline, kus sa said 12-7 kohta siin nõua lõpus tiimaga. Just see, et see on jäänud natukene, need keskmised turniirid jäävad tihti ja minu meelest selliste nagu hammasrataste vahel, et need, kes tahavad teha suuri etappe, kuna nüüd see Elite 16 sellega, et on palju vähem osalejaid seal, tehti ka korraldajale päris palju odavamaks, seal on vähem väljakuid vaja, see on... Mis see tähendab siis? Sa mõtled, Elite 16 on vähem osalejaid, kui on Challenge'il, sellest suhtes vähem? Just, et seal on ju kokku äkki 28, 16 pluss 12, jah, 28 paari tuleb, sul on 2 väljakut vaja, ehk siis ka nagu auhinna raha suurusjärgus sa küll maksad rohkem, aga vähematele inimestele ja vähem kohtunikke, vähem kõike seda, et challenge on ikkagi 4 väljaku peal, seal on 48 äkki paari kokku tulemas. Päevade arv on vist äkki sama või üks pikem on Elite, aga see korraldamise hinnavahe tehti sellega nagu väiksemaks, et Elite ei ole nüüd nii palju kallim korraldada kui Challenge'it ja siis ongi korraldajal tihtilugu see, et võib-olla on mõistlikum, kas ma siis juba lähen suurelt korraldan Elite'i, kui ma Elite ei taha, siis ma teen Futures'i. Et siis Challenge on siuke... Et Challenge'il ei ole oma nagu siukest rada, mis teda nagu väga, et miks teda väga kutsuks nagu korraldama? Just, et noh, ideaalis oleks see võinud olla nagu püramiid natukene, et sul on ikkagi Futureseid on terve robikond, Challenge'id on palju ja Elite on siis Elite, sul ongi neid 8 tükki, aga siis võiks olema Challenge'id ikka 16, et sul oleks võimalus ikkagi sinna Elite'i pürgida. Aga praegu on juba raske Elite'i pürgida, kui sul on need 6 Challenge'id, kus mängivad absoluutselt kõik, kes Elite'i peale ei saa ja siis et see teeb selle natuke nagu keeruliseks, et selle mõttes on see kalender nagu nukker vaadata, et ta praegu nagu nende challenge'ide arv nii väike on. Et Aga kuidas, kas punktisüsteem, milline see on nüüd siis, kui te tahategi, ma vaatasin, et te olete juba ka Brasiilia ja Mehhiko esimestele Elite 16 etappidele ennast vähemalt kirja pannud, et mis nüüd siis aluseks võetakse? Siin on ka palju uusi paari, me võtame natuke seda räägime ka hiljem, aga et kuidas nüüd peale saada, mis teil tiimaga siis praegu nii-öelda käes on? No need samad punktid, mida sa, kui sa turniirile peale vajutad, siis neid sama punkte, mis sa näed, entry ranking, mis on siis 2 mängija individuaalsete punktide summa, individuaalsed punktid on siis viimasest 4 mängitud turniiri 3 paremat. Et noh, meil lähebki siis sinna arvesse, lähebki 2 7. kohta nüüd seal Aasias, kus me käisime ja 1 siis Eliidi kvalifikatsiooniring. Okay. Et aga noh, selles mõttes mõelda ka, et nagu päris keeruline, et meil on 2 7. kohta challenge'is, mis tegelikult on 48 võistkonnast, kes sinna lähevad, 2 7. kohta, 1 Eliidi viimane, aga ei saa isegi Eliidi kvalifikatsiooni peale ilmselt. Et noh, et selles suhtes on pead nagu päris kõrgeid tulemusi saama, et üldse nagu saada nagu võimalus. Ja nagu sa ütlesid, challenge'id on vähe ja Futures seal enam nii vähe punkte, et seal ei ole nagu, kui tahad ikka maailma tipus mängida, siis Futuresiga nagu väga kaugele ei purjata, eks? Futuresiga jah, isegi kui sa kohidad 3 Futuresid, siis ilmselt sa Eliidi kvalifikatsioonile peale ei saa. Ja tõesti, see ilmselt hooaeg tuleb selles suhtes ju ja hooaja algus võib tulla juba päris tihe, et kõik hakkavad, kellel on uued paarilised, kellel on lihtsalt vaja, siin on EM tulemas see aasta, et ilmselt seda ka ei ole oodata, et siin esimestel turniiridel vähe mängijaid oleks. Ei, kindlasti mitte, ma arvan, et on täiesti puupüsti täis juba sellepärast, et EM ja MM on tulemas ja kuuldavasti nüüd EM-iga on ametlik, mis on ka huvitav uudis, et EM-ile siis kvalifitseerumise tsükkel, mis süsteem avaldati detsembris, on siis nii, et eelmisest EM-ist kuni juuni lõpuni või juuni alguseni läheb 6 paremat turniiri, mis sa mängid, läheb arvesse, ehk siis tagantjärgi anti kaal turniiridele. Eks noh, meil on okei, me käisime Aasiat mängimas, me saime 2 7. kohta, need on head punktid EM-ile saamiseks, aga need, kes otsustasid mitte minna, näiteks sai teada, et okei, et meil olid turniirid, kus nagu 50% inimestest tegelikult ei käinud, sest puhkasid, aga need olid tegelikult EM kvalifikatsiooni turniirid, et noh, see on selles suhtes
humoorikas. No üldse ma ikkagi tulen selle juurde, et see võrkpalli juhtimine maailmas käib ikkagi, lonkab mõlemat jalga ja ka mõlemad käed on vigastatud sellel ikkagi võrkpalli minu arust juhtimisel, et kui juba me kuldset game'i saadet tegime, seal oli ikkagi alatihti tuli saalivõrkpallist sarnaseid näiteid, nagu sa räägid, et kui me räägime olümpiamängudest, seal on kuskil 10 aastat ette umbes, saab teada, kes korraldab, eks ole. Jalka MM-idel ka kuskil 10 aastat, okei, seal antakse kõik nii-öelda, kes on kinni makstud kuskilt Araabia maadest, antakse edasi, ei ole ka kõige parem see võib-olla juhtimine, aga kui me vaatame võrkpallis, ma vaatasin, EM tuleb siis sel aastal Düsseldorfis, Saksamaal, ja see on siis juuli lõpust ja augusti esimeste päevadeni ja see selgus 2024 septembris, ehk siis vähem kui aasta enne turniiri toimumist. Ja MM toimub siis novembrikuus Adelaide'is, Austraalias ja see selgus 2024. aasta oktoobris, ehk siis täpselt aasta aega enne, et see kõik ikkagi ju tundub, et see nagu süsteem ongi loodud nii, et me viimasel hetkel otsustame ja viimasel hetkel veel muudame kõiki asju, et sealt ei saagi nagu ilma vigadeta, mulle tundub see süsteem toimima hakata. Jah, nii ta praegu on ja mina seal nüüd nii peadpidi sees ei ole, et ma ei oska kommenteerida, miks see nii on ja kuidas ta nii on, aga jah, nagu tundub, et mulle pigem tundub, et selle rannavõrkpalli kui spordi promomisega on tehtud ikkagi nii kehva tööd, et see sport ise on atraktiivne, seal on palju harrastajaid, see võiks olla ka sport, kus on raha sees, aga seal ei ole. Ja kui seal raha sees ei ole, siis ka korraldamine tihtilugu on miinuses. Et siis ongi see, et nad otsivad, pigem ei ole see, et ma arvan, et jalkas on list ukse taga, et kes saaks MM-i korraldada. Et saada see turniir endale, saada see tulusalt endale, kus kõik need fännid, kõik asjad, mis sealt maksavad, on ju mis iganes. Et siis rannavõrkpallis on pigem see, et palun korraldage. Meil on vaja MM teha. Nii ta on jah, aga räägime nüüd sellest, kuidas siis suurvõistlustele pääseda. Euroopa meistrivõistlused, nagu öeldud, Saksamaal toimumas suve teises pooles. Milline sellest süsteemist sa tegelikult rääkisid, aga nüüd, ehk siis teil on enam-vähem hästi, teil on 2 korralikku tulemust. 2 korralikku tulemust, ütleme, et 2-3 oleks veel vaja, ma arvan, siis on juba okei. Ja okei ongi siis, ütleme, Challenge'i esikümne koht näiteks. Challenge esikümne koht oleks väga okei. Et peadki nagu vaatama sellest vaatest, et tegelikult Euroopa paare, ma arvan, et EM-ile saaks ka Futures medali kohtadega. Ma olen suht kindel, sest et kui vaadata lihtsalt puhtalt nüüd matemaatiliselt, meil on 28 kohta EM-ile punktidega Euroopa paarides seas ainult, siis aga neid punkte jaotatakse ju eliidi punkte saab 26 paari, 26 kuni 20 saab 170 punkti ja Challenge'il samamoodi ja neid turniire on nii vähe nagu tegelikult järgi jäänud, et kõik ei saa neid kohtasid saavutada, sest neid kohtasi on vähe. Esimest kohta on ainult 1 igal turniiril. Et selles suhtes, kui see loogika oli arusaadav, siis seal ei lähe ilmselt nagu nii ulmesest suurt punktisummat vaja, et sinna peale saada. Aga muidugi meil oli 2024 oli Eesti rannavõrkpallis selles suhtes kurb aasta, et ühelgi tiitlivõistlusel ühtegi Eesti täiskasvanute paari ei osalenud, kuigi EM-il oleksite võinud teie Kustiga mängida ja Liisa ja Leene ju EM-ist jäid ikkagi üsna napilt kõrval ja Pariisi olümpial loomulikult oli ka teil see unistus ja eesmärk sinna jõuda, aga jäi minemata. Et mulle tundub, et see EM võiks olla igati realistlik ja me näeme, mina usun, et vähemalt 2 Eesti paari EM-il, et ma usun, et Liisa ja Leene saavad sinna ka, me ei tea, mis Eva-Liisa Liisalotta, kas nad, kui nad hakkavad suve alguses pärast Eva tagasitulekut USA-st mängima uuesti, kas neil on üldse aega seal väga neid punkti kokku saada, pigem tundub, et on keeruline. Pigem on keeruline, eriti kui nüüd enamus 5 turniiri siin kohe aasta alguses ära mängitakse, et siis võib-olla juuni alguse või keskpaigani, äkki oli 10. juuni, millal see lihtsalt lukku läheb, et selleni tegelikult ei jäägi piisavalt turniiril neil mängida. Aga ma tean, Liisa Leene ju, minu arust Liisa veel meile eelmises saates siin rääkis, et kuidas nemad alustavad hooaega hiljem, et EM-il igal juhul pääsed, et mitte ära rikkuda seekord selle süsteemi pärast ja nüüd siis pärast seda saadet tuli see uudis, et nüüd peavad Liisa Leene hoopis väga varakult alustama hooaega. See on esimene aasta, kus EM-il selline süsteem on, et eelmised 2 MM-i äkki või eelmine MM, ma ei mäleta, kuidas me kvalifitseerusime, oli sama süsteem ja EM on alati olnud samamoodi nagu kõik teised turniirid, ehk siis sisenemise rankingu järgi. Ehk siis sa võisidki tegelikult, kui sul oli näiteks sügisest head punktid all, sa võisid terve kevad oodata ja siseneda nende punktidega EM-ile. Et selles osas ma ütleks, et süsteem on nagu loogilisem. Ta on loogilisem, aga ta oleks loogiline siis, kui oleks nagu rohkem turniire.
ja öeldakse ikkagi ette. Aga MM-ile pääsemine on siis jah sama süsteemiga, aga otsisin, mis ma otsisin, seda ajavahemikku ei ole veel kirjas, mis ajast, mis ajanega. No oleks loogiline ilmselt, et siis 1. jaanuarist ehk siis nüüd esimestest turniiridest kuni näiteks, kuna see MM on novembris, siis ilmselt kuskil septembri lõpus pannakse see list kinni näiteks. Okay. Siis lõpuks võida lihtsalt kõik turniirid ära ja küll peale saad. Kuigi ei pruugi. Kuigi siin ikkagi see süsteem kõigi juulikuus keegi vaatab, ei, see siin valed vennad on praegu, paneme nii, et ainult viimane turniir loeb ja see peab olema koduse GP-sarja turniir. Okei, ühesõnaga meil on EM ja MM-i osas enam-vähem selgus just kuulajateni toodud. Jah, tõmbame joone alla ja paneme edasi. Läheme siis, no me tooksin välja järgmises punktis ühe ägeda sündmuse. Rootsis toimub MK-etapp sel aastal Malmös ja see toimub siis 12 kuni 15 juuni ja seal on kirjas 4 paari hetkel. 1 Austria, 1 Leedu ja 2 Rootsi paari. Ja Rootsi paarid on siis olümpiavõitjad ehk siis Ooman Helvig ja Hölting Nilsson Andersson, kes siis võitsid 2 viimast challenge'i etappi siin aasta lõpus veel. Ehk siis rootsed on otsustanud korraldada nii-öelda oma mängijatele siis tänutäheks ilmselt turniiri, aga kuna tundub, et see eelarve ikkagi vist liiga suur veel ei ole Rootsi rannavõrkpallis, siis tehakse kõige madalama kategooria turniir, aga kohal on kindlasti siis Ooman Helvig, kes on ka seda minu arust oma sotsiaalmeedias juba jaganud ja samamoodi see teine noor ja väga andekas superpaar Hölting Nilsson ja Andersson, nii et Rootsi tasub ilmselt minna küll, kuigi ma ei tea, mida see on omamoodi vaatamine, et kui Ooman Helvig mängivad seal selliste toredate arrestajatega ja võtavad. Selline turniir võib-olla, kuna neid futuresid on palju, siis on kindlasti ka see, et kõik paarid kindlasti valivad alati seda, kuhu nad lähevad natuke taseme järgi. Et kus oleks neil kõige suurem tõenäosus punkte saada. Et siis võib-olla just siuksed nagu seal täpselt sellest taseme paarid, kes nagu tahavad medalitele mängida siis, ja mängivad futures, et nemad siis selgelt seda Rootsi etappi ei vali. Et seal võib korralik nüpeldamine tulla. Mina küll Urmasele ütlesin, et Urmas, et Sander Steinbergis on koht, kuhu kirja panna, et Kopenhaagenisse lähevad lennud ja Tallinnast ka ja Kopenhaagist 42 kilomeetrit lähed üle selle kuulsa silla ja ongi Malmö. Et ja. Urmas võiks, ta on mänginud Molsoorumiga. Siis saaks mängida äkki rootslastega. Juba CV, mõtlen vist CV-na. Ja siis nad on MM-i 5. meestega on Urmas ju ka mänginud, Mart ja Kusti. Ametlikult vist ei ole. Olete ikka kuskil. Havenes 1 aasta, kas ei mänginud. See oli Urmas vastu muidugi oleme. Ma mõtlesin Urmase ja Tiima vastu. Urmas vastu oleme kõvasti mänginud. Urmas oli see eelmise aasta siis Tiima paarina, mäletad siuke. Jah, tuleb meelde. Ta istub mul siin kõrval ka tavaliselt. Muidu just. Tema vastu oleme mänginud küll. Just. Aga Urmas ütles ise, et tema ei ole Malmös ikkagi seekord minemas. Nii et Nils, ma ei tea, vaata, me ükskord läksime Rakvere võitsime turniiri ära. Ja meil olid Brasiilia MK-särgid seljas, mis me olime Mardilt vist saanud või Kustilt ka. Mõlemalt. Kas läheme Futures, paneme kirja äkki? Ma arvan küll, aga tegelikult ju tõe mingi tera on sees, et sinna võib kindlasti minna mingisuguseid tüüpe, kes mõtlevadki, et tahaks lihtsalt nagu saada mängida võib-olla Ooman Helviga vastu, et meil ju isegi Rakveres ju käis mingi Kanada paar oli vist või, kelle isa oli mingi Ironmanil käinud. Et täiesti lampi nagu sattunud ja lihtsalt tulid 1 turniiriks, muidu ühtegi seda... Ja see oli Tallinna, Kanadast Eestisse, eks ole. Minna Eestist Rootsi oleks ju kiviga visata. Ja me vaatasime ka, et Kopenhaagenist on 45 minti Malmösse, et ei ole üldse mingi... Futuresitel on ka päris hea, nagu ta on ju paberil, ta on see, et on nimi ka Futures, et ta peaks olema tuleviku generatsioonidele arenemiseks ja punktide saamiseks nagu kasvulava. Aga seal on ka teine suur kontingent, on see võrkpalliturism. Et sulle valid ägeda koha, sul on paar punkti, tihtilugu jääb tühjaks ka seal midagi, et lähed, mängid juba etappi ka, äkki saad Ooman Helviga vastu ka mängida, see on ju eriti äge. Me käisime Tais kurikuulus MK-etapp, kus Urmas ja Siim läksid, aga ei saanud isegi kvalifikatsiooni peale, mis väga tore kogemus. Seal olid vennad Tobi ja Tobio äkki või soomlased. Mina vaatasin, et kui olid soojenduse päev mingid arvestajad ka sattunud siia siuksed Euroopast trenni tegema, et huvita, mis tahtsin teha, tuli välja, et mängivad MK-etappi. Ja tegelikult nad oskavad ikkagi mängida ka natuke, et nad on ikkagi, minust ja Nilsist nad on paremad mängijad, aga käivadki nii, et see ei ole neil mingi profisport, aga neile meeldib
meeldib ja käisid Tais sedasi mängimas ja isegi minu arust, et said seal põhiturniiri, nii et see ei ole jah üldse mitte nali, et see volleturism, et Futures, ma kindlasti ka ei taha öelda, et see on nüüd mingi naljakoht, kus ainult harrastajad mängivad, Liisa Lene näitel neid finaale vaadates, mis nad on seal mänginud, see on ikkagi väga korralik tase, aga et seal kvalifikatsioonis saabki kaasa igasuguseid. Meil ongi nii see probleem, et jah, kvalis ilmselt Toomas Helviga ei tule vastu. Ja põhiturniiril ilmselt meil ei ole. Äkki saame wildcardi. Äkki saame. Küsime. Me taotleme igatahes seda, et oleks podcastis huvitav pärast rääkida. Kui on motivation ka seal wildcardi peal, siis tahaks teie Toomas Helviga vastu mängida. Lihtsalt ainsad, kes seda mainib. Aga võib-olla teised tahavad vältida Toomas Helviga. Ja meie tahame just mängida endaga. Vaat nii. Okei, ühesõnaga väga huvitav asi ja Mart, eelmisest aastast ma mäletan, et kui sa mängid kodus Futures ja MK-d oled tippmängija, siis sul ei lähe punktid kaots, eks ole? Just, see on turvaline. Just, et see on nagu soodustadki seda, et kui tahab natuke madalama taseme turniiril kodupubliku ees mängida, siis on see kõik võrkpalli populariseerimiseks. See on üks äge reegel, me toome ka midagi positiivset välja. Absoluutselt, me võime teinekord rohkem positiivseks tuua, siin on ikka häid asju ka. Just, uudiseid seoses uute paaridega, no Herrera, Nikolai, Karambula, Meusen ja naistest Agata Ludvig, 2 kuulsamat nime võib-olla kedagi oleme siin ära unustanud, neid nimesid igatahes, kes ära lõpetasid pärast olümpiat, oli päris palju ja päris nimekaid, et kuidas sulle tundub, milline see rannavõrkpalli skene algaval hooajal on enamuspaarid on ikkagi samad, aga ütleme 30% on täitsa uusi paare seda tipu poole. Ma ei oska protsenti niimoodi öelda, et peast muutusi on kindlasti palju, ütleme, et Itaalias täitsa uued paarid kõik. Me räägime meestest, eks ole, kuna sa oled ju rohkem nende jah, andke andeks kuulaja, keda väga huvitavad naiste võrkpalliuudised, siis ma neist nii palju ei tea üldse. Ja ega oleme ka mina olen vahel üritanud saadeteks ettonist otsida, aga ega rannavõrkpallist me pean tunnistama maailmas liiga palju siukseid gossipit ei tule ka, et no kui sa ei ole kellegi abikaasa, no siis sul on ka raske teada, kus see naine järgmine aasta mängib, et seda on raske leida maailmast. Et siis jah, meeste puhul jah, et Itaalias täitsa uued paarid, Nikolai paariline Kotafava siis mängib teise noorega, oli vist paar Tal Corso Viskovic, kes nüüd läksid lahku, Tal Corso mängib nüüd Kotafavaga, Viskovic mängib siis Rossiga, et äkki ongi kaks sellist paari siis, et ma usun, et Rangieri ka ei mängi edasi, kui Karambola lõpetas, sest ega tal kellegi teisega väga head klikki ei olnud, põhimõtteliselt oli huvitav mees, et nagu super hea mängumees tegelikult, kõik olemas, tehnika, füüsis, absoluutselt, aga ainult Karambulaga tuli tulemusi. Et see oli siuke huvitav fenomen. Ja mis ma lugesin või kuulsin, et Nikolai ikka vist ka jätkab rannavõrkpalli maastikul, kas ta hakkab siis neid seal kedagi treenima, võib-olla neid samu uusi paare, kas ta sinna karjääri äkki siseneb, kinnitust pole kuulnud, aga selline mulje jäi. Ja Karambula, kas teate, mis Karambula teeb? No. Ei tea või? Kas gangsteriks? Ei tea või? Ei vist ei tea. No ma olen suht kindel, et ta nüüd on Mol Soorumi treener. Soo? Ja. Ma vaatasin Mol Soorumi see... Kui sa ütled, siis ma olen mingit headline'i või midagi näinud küll. Ma nüüd ei tea, kas ta on kogu selle Beachvolli Vikingsite treener või lihtsalt Mol Soorumile, aga jah, mingid kõlakaid ma kuulsin juba seal. Vaata, Rivo Vesik ju oli ka saanud mingi pakkumise norralastelt. Ja Norra otsis endale uut verd, uut hingamist, uut treenerit ja... Karambula mängis ka ju Molliga King of the Courti. Jah, tegid seal. Karambulal oligi väike tegelikult, tahtis ise mängida. Ta oli testperiood, ma arvan, vaatas üle, et kas Mollist ikka saab asja. Tundub, et sai siis. Tundub, et müüs maha. Aga see on küll päris huvitav. Et sellest saab huvitav jah, et kindlasti võib seal tulla mingeid muutusi mängu, et ma ise ka kuulsin mingeid kõlakaid ja natuke eeldan, et kuna Karambula on selline hästi psühholoogiline mängija, talle meeldib vastast töödelda, aga Mol Soorum on hästi südamlikud ja hädahtlikud ja sellised siirad, et võib-olla ta üritab sükest gangsterlikku badass'i natuke Mol Soorumile sisse. Ja Skyballi kindlasti mängu. Skyballi ma kahtlen. Kes Mol Soorumit või enne treenist? See on ju Molli ikkagi see perekonna dünastia on päris tugev olnud. See oli nüüd perekond jah, et neil olidki ma ei tea, kas peatreener oli siis Andersi ja Henriku isa ja siis teine treener oli veel Mattiase isa. Mattias on siis Persten. Kes on ka sugulane? Kes on ka sugulane ja ka ema oli seotud, sest ema on ka olümpial käinud, minu teada. On. Ja siis oli veel füüsilise ettevalmistuse treener oli kuskilt Vanaisa. Mujalt. Ei, tema oli sisse ostetud. Ta ei olnud isegi Norrast mitte.
aga ma jään riigi võlgu, kust tema pärit on ja Fisho ka. Nii et ütleme ikkagi natuke uus lähenemine, et võib-olla uut hingamist, et näiteks rootslased on tulnud peale, on saanud paremaks kui nemad, et nüüd proovida veel leida mingi ekstra. Just, et sellist värsket verd vahel ikkagi otsitakse, et jälle teise nurga alt midagi vaadata. Et sealt nii palju uudiseid, mis meil uudiseid veel oli? No minu jaoks ikka Herrera lõpetamine, siuke Hispaania legend, kes käis 27 erineval olümpial ja mängis üle 100 aasta, et see, et tema nüüd ikkagi ära lõpetas üks hetk, see oli paratamatu ilmselt. Just, see oli paratamatu, temast ei tea, ei ole kuulnud, mis edasi saab. Ilmselt keegi teab, aga mina mitte. Mis muidugi Gavira, tema paariline, tema jätkab siis Alejandro Huertaga mängimist. Tema on siuke, ma arvan, et võib-olla ongi 4, võib-olla juba 8 aastat oodanud seda hetke, et millal Herrera lõpetaks. Mängis üksi siiani? Ei, ta mängis oma vennaga. Oli isegi paar nagu Huerta, aga ta mängis oma vennaga, nad vahel mingi kingafotekoort ja midagi mängisid Gaviraga koos ka. Aga näha oli, et nagu oli eeldatud, et nagu see oleks siis järgmine paar, kui Herrera lõpetab, aga Herrera jätkas. Ja mängis ju lõpuni välja väga hästi. Et nüüd siis sealt ka siuke uus paar. Just nii, ja Eestis täp samamoodi ikkagi sina ja Tiima, te mängis toa lõpus küll ju ka juba koos, aga tegelikult samamoodi ikkagi olümpiatsükkel sai läbi ja sina lähed Tiimaga edasi, nii et meil Eestis omal ka uus paar. Mis see päris aus siuke, ma tean, see eesmärkide seadmine ja nende väljaütlemine on siuke nii ja naa tegemine, aga kuidas sa ise, et millega sa rahul oleks, kuidas see 2025 aasta võiks minna, et millega sa rahul jääks, kui see aasta lõpuks läbi saaks? No tegelikult tahaks ikkagi põhimõtteliselt kohe siin MM-ile kvalifitseeruda. Siis võiks rahul jääda. See tähendaks juba, et teeksin mitu okeid tulemust ja saaks nagu hooga minema. Et siuke hooga minemine oleks nagu hea. Ma arvan ka psühholoogiliselt meile mõlemale. Et kui see algus nagu väga, väga raskelt ja tagasilöökidega tuleks, et eks ta oleks, ma arvan, tekitaks lihtsalt keerukusi, kuna mõlemal on kindlasti niisuguseid ootusi ja lootusi olemas kindlasti, et võiks nagu hakata tegusid tegema. Aga eks seda näitab aeg. MM-ile pääs, siis nagu ütleme suures plaanis tähendaks, et mängiks ennast maailma 50 parem hulka. Midagi sellest. Ei, üldse mitte. Peaks ilmselt väiksema parema hulka mängimas, et tegelikult MM-ile on küll 48 paari, aga põhimõtteliselt ju ainult 24 saab rankinguga. Ehk siis top 24 saavad peale, siis veel lisaks 4 Euroopast, mis tavaliselt on võetud ka nagu rankinguga. Ehk siis arvestades tavaliselt need Euroopa paarid seal lähedal on, ehk siis võib-olla top 30, heal juhul 35 oleks siuke, kuhu peaksid ennast mängima. Näed sa, et tase on enam-vähem seal hetkel? Väga raske öelda, aga ma näen, et see potentsiaal on olemas, et see võiks seal olla. Aga EM-il? Mis mõtted on, kui EM-ile saate peale? Kuidas läheb? EM-il on tulnud igast üllatusi viimastel aastatel. EM-il on tulnud üllatusi, jah. Ega seda ka ei oska öelda. Esimene on ka sinna peale saamine, mis võiks olla ju väga reaalne. Et mis seal saama hakkab, ikkagi võiks ju seal midagi võita ja kuhugi jõuda. Aga jah, nagu need on sellised käekatsutud eesmärgid, mida nagu tahaks saavutada. Suuremad eesmärgid on ikkagi need, näiteks Aasias ka, kui me mängisime, et alates Brasiiliast oli ikka siuke päris rabe ja värisev, aga iga mänguga läks nagu päris palju kindlamaks ja tahaks siin kohe alguses nagu neid samme päris kiiresti edasi teha, et saada see tunne kätte, et võib-olla see sama tunne, et saadagi aru, et kuule, me oleme praegu seal maal. Sest praegu ma ikkagi ei oska seda veel öelda, et kuhu me võiksime ennast nagu paigutada reaalselt. Enne kui me läheme nüüd teie esimeste turniiride juurde, siis veebruarikuus te olete suure osa veebruaris Tenerifel, ehk siis rannavõrkpalli sellises treeningmekas. Saan ma õigesti aru? Jah, ta on olnud ajalooliselt ainuke koht Euroopas, kus sa saad ikkagi aastaringselt soojas treenida. Seal on nüüd laien natukene, et muidu olid kõik seal lõunas. Nüüd samad soomlased, kes on Piitsi omanikud, siis tegid Põhja Tenerifesse siukse keskuse, rannavalkeskuse, kus on õues äkki 3 või 4 väljakut ja koha peal saad seal elada ja süüa, et osad paarid on nüüd ennast sinna paigutanud, pigem suuremad koondused.
kellel ongi hea Hacienda või midagi sihukest. Hacienda, jah. Eelmine aasta ka käisime seal, et väga ilus ja väga äge koht, väga head väljakud, väga hea liiv, kõik ongi käe ja jala juures. Et paljud on nüüd sinna läinud, et nüüd see lõuna on nagu natukene nii-öelda ruumi juurde tekkinud, et kõik ei olegi seal. Aga jah, ikka on, et praegu meil juba siin hakkab see nii-öelda täis saama see plaan, et mis ajal, kellega kui palju trenne teeme. Juba ikkagi käite läbirääkimised käivad nii-öelda? Jah, ikka uurisime, et saime seal teada, et kes seal millal tulevad ja siis lepsime juba mingid treenipäevad kokku. No kes on kuulsamad, keda sa tead, et see aasta on kindlasti minemas? Ei teagi kuulsamaid praegu minemas sinna, aga Austria koondisega teeme seal selles teises pooles trenni. Esimeses pooles on Ukraina ja üks Saksa paar, mitte koondise paar. Popov Resnik on Ukraina või? Nad vist kumbki ei mängi enam, mis on ka uudis, sest Popov nüüd on nende noorte treener, kes oli ka Aasias ja Resnik, ma sain aru, lihtsalt ei mängi enam. Et pere inimesed ja puhkavad nüüd sellest rallist. Ühesõnaga see laager, kuidas see välja näeb, siis mina tean ka, see on see, mis Los Cristianos või see on üks rand, kus siis, nagu sa ütlesid, peamiselt rannavõrkpalli mängida, kes seal väga palju mujal ei anna ka, sest ega seal liiga palju liivarandu ei ole tegelikult sellel saarel. Seal liiga palju ei ole jah, siukseid, kus on palju head mängimisliiva, aga seal on kaks randa tegelikult kõrvuti. Üks kai eraldab neid, üks rand on siis siuke, kuhu pannakse palju omivõrk ülesse, et seal võib õhtul olla kuni 20 võrku üleval. Minu teada, aga tavaliselt on ikkagi see, et kui sa tahad kindel olla, et sa saad oma võrgu ülesse panna, sa oled hommikul kell 7 väikse tõusuga, paned oma võrgu ülesse, siis on sinu võrk seal trenni teha, hoiad seda õhtuni üleval ja siis võtad alla ööseks. Eks sa oled ka oma võrguga? Me võtame oma võrgu kaasa igaks juhuks, jah, et siis on see võimalus alati olemas, et kuna sinna nädalaks tulevad ka Armin ja Patrik koos Indrekuga, et siis me nädal aega oleme... Ühe Eesti nüüd mängi selle unustasid ära kogemata. Eesti 4. 2021. Tiima Korotkoviga. Jah, ei me oleme Tiimaga ise natuke pikemalt, me oleme seal 3 nädalat. Ühe mängija sa unustasid ära ikkagi praegu, kes tuleb ka. Karl, sul on pilet olemas? Ma ostsin ära. Ostsid ära või? Tuledki või? Vägev. Kolmas käevigistus täna juba. Saad mõne hea trenni ka. Super. Et siis jah, et me oleme Tiimaga, me oleme 3 nädalat, et alustame seal ilma nende, teeme Ukraina ja sakslastega trenni, siis oleme oma pundiga koos, ilmselt leiame sinna ka mõned sparringutrennid, aga teeme ka oma ette ja siis 3. nädal siis Austria koondisega ja kõige tipuks on siis selle lõpus viimane nädalavahetus on üks hästi pisikene King of the Court on seal Tenerifel, just seal samas Haciendas. Kui pisike see on siis luubiga sedasi või? Luubiga, Eestis peab kindlasti luubi võtma kaasa, et paki ära. Aga me ikka näeme Eestist neid mänge? Jah. Need on ikkagi selles suhtes näidatakse? Näidatakse, telekas on näha, et siis ongi siuke pisikene nagu eelmine aastal ka, formaat on sama, et ongi lihtsalt 5 alagrupi mängu erinevat, iga alagrupi mängu võitja saab finaali ja see on üks finaal, et siuke nagu 6 raundi lihtsalt. Et tehakse lihtsalt nagu siuke väike treeninglaagri väike maasikas sinna. Väga mõistlik tundub, jah? Väga mõistlik. Ja liiv on korralik seal? Liiv on hea, seal on küll, mis seal on tuuline, et eelmine aasta oli ka seal nagu tavaliselt ei ole nagu väga hullult tuuline, et võib-olla on nädalas siuke üks päev, kus tuul on niivõrd suur, et trenni on ebamugav teha. Aga eelmine aasta olime seal, siis oligi terve 1,5 nädalat järjest oli ikka päris tuuline, nii et ikka trenni kannatas teha, aga nagu hea ei olnud. No Eestis me oleme Tallinnas, me oleme harjunud enam vähemalt. No seal oli ikkagi nagu tuulisem, pigem nagu mitte, ikkagi nagu tugev tuul, nii et liiv oli silmas ja nagu niimoodi. Aga siis seal on ka teine rand, üks on see, kus sa paned oma võrgud, see on teine rand, kus on nii-öelda väljakud, mida saab rentida, kus on võrgud ümber, mis on nagu vähe profim. Et neid väljakud saab siis seal rentida, seal neid 4 tükki on ja seal ka kõvasti mütatakse. Me tavaliselt endale rentinud ei ole neid. Palju maksab ka seal, tead? Kusjuures ei tea, aga ma arvan, et kallim kui Jõekäärus. Peame indu tõstma see aasta nils. Üks, kui see Jõekäärus mängiv naisterahvas on juba Tenerifel laagerdamas.
Meri Kerrit Eesti GP-etapil ka poodiumile jõudnud naine. Et ma tean, ta on vist juba mitmed aastad seal vist küll, jah. täitsa ise läinud ja tal on mingi punt seal juba, et see mulle tundub, et see võiks olla ka üks koht, kuhu Eesti inimesed rohkem just harrastajad ka võiksid jõuda, nagu sa ütlesid, seal on igasuguse tasemega ja võib-olla ongi üks mäng, vaatad, paned servi üle, mängite paradiisi seal kellegiga, vaatad Elvi Kooman võtavad vastu. Seda vist lihtsalt ei juhtu, aga mõtle, kui juhtuks. Võib juhtuda nii, et paned servi üle ja näed, et kõrval on hoopis Roman Helvik, mis on ka äge. Sorry, my ball again on your court, sorry, I go better time. Okei, selge, ühesõnaga teil on tulemas laager ja kuidas te siis hooaega alustate? No siis ongi kindel, et me võtame need esimesed 3 Mehhiko etappi. Kui saame eliidile peale, siis oleme 3 seal järjest. Kui eliidile peale ei saa, siis jääbki küsimus, kas me teeme 2 Mehhiko challenge'it või veel 2 Mehhiko challenge'it ja Brasiilia challenge ka, sest see 5 etappi minu jaoks isiklikult isegi 3 nädalat järjest olla tuuril on palju, et 2 oleks nagu parem. Et kui aga saame liidile peale, siis ilmselt tuleb 3 ära pingutada ja siis kuna see 5 etappi järjest on, et siis me sealt midagi peame valima ja kuna need 5 etappi viimane etapp on täpselt Türgi laagri ajal, siis see tegi valiku lihtsaks, siis me alustame pigem algusest, mitte lõpust ja valime sealt 3 etappi või siis isegi 2. Selge. Ja tulete Türgi laagrisse uhkete esikoha medalitega just. Või ma ei tea, sealt saab äkki midagi ägedamat. Või piltidega esikoha inimestest, näiteks. Selfid. Kas te teete üldiselt võitjatega pilte või? Iga turniir. Nagu ikkagi harilikult on see, et kui sa ise finaalis ei mängi, siis selleks ajaks oled juba ära läinud sealt. See on nagu ikkagi, mis juhtub tihemini. Seda küll. Ja mina tulen siis teiega Tenerifele kaasa, proovin teha sükest vlogi moodi asja. Minu jaoks on see uus tegemine, aga proovime ära. Ma saan Mart, sa oled nõus, et ma natuke filmin ka, kuidas te võib-olla sööma lähete ja kuidas te treeniks valmistate. Absoluutselt. Väga ilus. Ja meil on üks tore uudis ka Eesti ikkagi rannavolle skenest. Augustikuu tuleb Eesti rannavõrkpallile, ma ütleks isegi ajalooline. Võib-olla see mõjub nüüd liiga sedasi suurustavalt, aga ma ütleks, et ta nii ikkagi me ise võiks seda küll vähemalt nii näha, et 2025 on siis Tallinn on üks vist spordipealinnadest, mis Euroopas sel aastal on ja selle raames pannakse augustikuuks maha, vähemalt suureks osaks vist augustikuust pannakse maha Vabaduse väljakule, kui ma õigesti aru, see on 2 rannavõrkpalli väljakut. No igatahes väljakud üles pannakse Vabaduse väljakul, meie suurimal tähtsamal väljakul ja seal on siis tulemas Uku Rummilt veel 2 minutit enne saate niisugust algust kontrollisin üle. 90% tõenäosusega on seal siis toimumas Futures MK etapp, nii et 2 aastat järjest on tulemas Eestisse MK etapp. Teeme aplausi ka, see on minu jaoks on nii äge, et alaliit seda on hakanud tegema ja kõva kiitus neile. Ja teine asi, et Eesti meistrivõistlused siis samuti Vabaduse väljakul selle sama väljaku peal peaks toimuma. Need peaks kas isegi 2 järjestikust nädalat äkki olema. Kas 90% tõenäosus, et tuleb MK etapp, sisaldab siis seda, et väljakud pannakse 90% tõenäosus? Ei, need pannakse igal juhul. Need pannakse igal juhul? Okei. Sest seal on tulemas selle siis spordiaasta raames on tulemas mingi noorte suur võistlus ja seal on ka rannavõrkpall siis kavas. Nii et need väljakud pannakse niikuinii sinna ja siis nemad otsivad või on otsinud sinna siis mida veel seal teha ja alaliit on väga targalt minust võtnud sellest kinni, et teha seal siis 2 võistlust, ilmselt on kulud väiksemad ja kui saad Vabaduse väljakut kasutada, siis see on ju suurepärane viis ala propageerida. Super, no see on küll äge, seda jään ootama. Tiima, Mart osalevad? Kindlasti. See on igal juhul, jah? No miks ei peaks? Ta on augusti keskpaigas, EM lõpeb 3. augustil, kui te kuldmedalid olete kätte saanud, seal on 10 päeva aega puhata ka umbes. Noh, võt. Ja ma selles suhtes, et ikkagi see on ju nii harv juhus praegu, et need siia tulevad. Absoluutselt. Kõiki challenge'id ja liitame niikuinii ei mängi ja Futuresil võidu eest saab ka arvestada osa punkte isegi MM-ile kvalifitseerumiseks, nii et see et kui Futuresit mängima lähed, siis ikka lähed võidumõtetega. Ja saab näha nüüd, kui eks ole Malmöös Futuresit Helvi Kooman mängivad, kas tulevad ka Tallinna Futuresit mängima? No ikka hakkab meeldima, vaata. Vähem mänge natukene. Lühemad mängud, lõbusam. Väga huvitav linn, Tallinn, väga tore, sellest suhtes ka. Mart, sa oleks võinud ikkagi proovi järgmine kord öelda, et nii tore on ka Eesti inimeste ees mängida. Absoluutselt, aga seda ma mõtlesingi.
aga ei öelnud igaks juks. Igaks juks öelnud. Ei, seda ma mõtlesingi, see oli mõte, et nagu Eestis mängimine on nagu puhas rõõm ja et Eestis mängimise nagu miks mitte Eestis mängida, põhjus oleks ainult see, et no äkki ma siis tahan kuskil mujal mängida selle asemel, et no sellepärast ju jätaks Eestis mängimata, et ma ei viitsi. Et see oleks pigem see, et ma pean mängima mingit teist etappi samal ajal, aga ma ei usu, et ükski Challenge'iga liit nagu samal ajal seda ülekaaluks. Ja ma arvan väga-väga paljud Tallinna Vabaduse väljak võib küll ikka puu püsti täis olla, kui teie mängiksite ka seal. Kui juba Rakveres ju käis ikka väga suur mass vaatamas. Absoluutselt. Kui ma hakkasin praegu muretsema, et kas seal suudetakse siuke tribüün teha. Tegelikult ka Rakveres ju nagu kogukond ise moodustas niukse massi, et see võib ikka Vabaduse väljakul, see ei saa olla siuke 3 reaga tribüün. Lossimägi on seal vist. Vist on. Ja see Murumäe pealt hakkab vaatama ülevalt alla. Ei, aga mida rohkem rahvast väiksesse tribüünile kokku surutakse, seda ägedamas ongi. Sina, nüüd tänapäeval me hakkame inimesi suruma kokku, et see on äge. Mängijal on äge, kui inimesed higistavad üksteise otsas 3 kraadiga. Ma ei peame üksinda higistama või? No, aga teil on rohkem ruumi higistada, teil on 8x8. No, aga higistama peaks siis ikkagi kõik. Seda küll. See on ilus üleskutse, Eesti inimene tule higista sulle. Aga tegelikult me lubame, et seal on ikkagi vaadata tore kindlasti neid mänge, nii et pange omal kalendrisse kirja augusti keskpaik. Täpselt kuupäev veel ei ole, lihtsalt me ei saa päris täpselt öelda, aga et ärge augustis midagi muud pange, nii saab öelda. Kogu august, ühesõnaga, broneerige ära. Vabaduse väljaku kõrvale võetke mõni tore hotell endale. Mitte Tallinna inimesed, teie saate kodus olla. Paar uudist on meil veel siin selle 10 hulgas. Eesti, siin meediast käis läbi, et Eesti rannavõrkpall on siis saanud, kuidas see tuleb öelda, EOK-alt vist, eks ole, no suures plaanis riigilt sellise rahastuse, et teda võetaksegi nüüd nagu võistkonna ala, et kui enne olid erinevad paarid, kes said siis A, B või C kategooria toetust, teie ka Kustiga saite ju mitu aastat neid erinevaid toetusi, et siis nüüd rannavõrkpall kisutakse lahti selle või võetakse lahti sellest, individuaalselt enam raha ei saa, taga on siuke 140 000 siis orienteeruvalt on see pott, ma saan aru, aastaks, mis on siis rannavõrkpalli koondisele ja koondise peatreener Rivo Vesik, ma saan aru, on siis see, kes manageerib seda, kuhu ja kuidas see raha hakkab siirduma. Nii et Eesti rannavõrkpalli sai kõvasti raha juurde ikkagi võib öelda, et kui me muidu vist oli valitud sinna toetust alla ainult Liisa Helene selleks aastaks ja noh, see summa oleks olnud ikkagi kordades vähem, kui nüüd see koondis nagu suurene sai. Kas sina, Mart, oled juba oma summad kätte saanud? Oled sa juba hakanud laiaks lööma raha? Ma ei ole kuulnud, et seda päriselt süsteemi veel on paika pandud, et kuhu, kellele, mis summades, mis tingimustel üldse see raha jagatakse, kas Rivo tahab luua ühte koondist või on siis selline katusorganisatsioon, et mis tolereerib ka nagu teisi koondiseid, kas ta jagab ise siis nagu potentsiaalikatele paaridele või tahab luua ühise keskkonna treenimiseks, no sellest... Aga suhelnud te olete sellel mingi koondise teemal? Suhelnud oleme, Rivo on öelnud, et kindlasti sealt midagi saate toetuseks, aga noh, täpselt tingimusi asju, noh, neid veel ei tea, et eks need selguvad, aga no suures plaanis ma arvan, et see on nagu väga hea, et eriti kui see on selline pikaajaline vaade, et noh, kui EOK ikkagi annab 140 000, et siis ta võiks seda teha ju mitu aastat järjest ja mitte niimoodi, et hakata vaatama, et mis need tulemused nüüd olid täpselt, mis paaridele, et nüüd me anname 80 000. Et me hakkame toetusi jagama siis, kui tulemused on käes, eks ole, see on jälle see... et selles suhtes, et selline süsteem on loodud, mis minust on väga mõistlik, et ikkagi toetus peaks olema teatud mõttes enne tulemusi, aga ma saan ka aru, miks see süsteem ei ole selline olnud, sest et väga raske on teha otsuseid, kes siis enne tulemusi toetus saab, et ongi selline kahetsaga asi, aga just eriti nüüd, kui Rivo siin oma kvaliteedimärgiga seda rannavõrkpalli ajab, tema silma usaldatakse kindlasti, et siis et ta suunab selle raha õigesse kohta sinna, kus see tulemus on potentsiaalne, et selles osas ma arvan, et see on kindlasti väga hea samm edasi. Ja no see on ikkagi puhas võit Eesti rannavõrkpallile. Just. Ja nagu sa ütlesid, kui see on ikkagi pikema plaaniga ka, et see on selline stabiilne toetus ja rannavõrkpalli koondist võetakse kui eraldi seisvat üksust, siis peaks meile tagama tipptasemel natukene nagu kindlamad võimalused, et kui sa ikkagi oled Eesti esimene või teine paar vähemalt, et sa saad loota, et sul on ikkagi iga aastane mingisugune koondise ja riigi tugi nagu olemas. Jah,
Just. Nii et soovime edu peatreener Rivole ja loodame, et siis sünnib ka palju häid tulemusi sellise toreda toetuse taustal. Ja loomulikult ei saa me ka 544 tegemisi jätta siin kõrvale meie rannahallist, me juba saate alguses rääkisime. Täna on siis seis selline, et palju ei ole enam jäänud. Varsti on kevad käes, siis on suvi käes ja sügisel millalgi siis peaks hall meil lahti tulema ja nagu öeldud, eelbroneerimistega ka õige pea teele läheme. Nii et üks selline suur ja tore asi. 6 väljakut on meil tulemas sinna Luigele, see hall tuleb Rimi kõrvale, Luige Rimi kõrvale, kes teab, Luige Rimist edasi linna poole on Hesburger ja sealt Hesburgerist edasi on siis 544 rannahall ja seal on veel Padel Plussi padelihall ka tulemas. Nii et me saime omale selline väga toreda naabri ka, kes on Eestis padelist siis oma ala parim, võib vist küll nii öelda ilma küsimuseta. Ja mida me veel täna teame, me üritame ikkagi teha sinna halli hästi palju erinevaid asju juurde lihtsalt, ei ole ainult spordi tegemine, kuigi spordi tegemine on meie jaoks väga oluline, kuna me oleme ise ikkagi spordi taustaga ja me tahame, et see tippsport ja noortesport rannavõrkpallis ka areneks, aga et me tahame kõike muud sinna ümber luua, et tuleks ta üldse siuke mõnus kogukonna kodu. Jep, ilusad saunad, see on vist üks enim küsitud küsimusi, kui räägitakse midagi sellest hallist, et kas saun ikka tuleb, et tuleb. Ma mõtlesin, et kas saunad on ilusad, on küsitud. Seda on ka küsitud. Väga, seda ei ole küsitud, aga tulevad väga ilusad ja ägedad saunad, mahuvad mehed, naised, lapsed. Segasaun tuleb. Mitu sauna tuleb? Kõik. 2, üks on siuke üldkasutus, teine tuleb natuke vipim. Ehk siis rohkem kinnine. Tead, kui sa tahad mingit eraüritust teha, siis saab seal saunaga võtta. Aga muidu on suur segasaun on tulemas, see on meie plaan. Suur, 20 inimest peaks mahtuma umbes ära. Ja või nagu kui Mart paneb oma muidugi taktikaga, et kõik surutakse üksteise otsa, siis on mingi 40, ma arvan. Seal võib MK tribüüni teha sinna sauna. No siis põhimõtteliselt lepime kokku, et kui Vabaduse väljakule inimesed ära ei mahu, siis panete sauna laivi ülesse ja kõik ülejäänud vaatavad teie saunas. Täpselt, sest meie saunas on ju palju ekraane, telekaid. See ongi see, kus sa saunas tahad telekat vaadata. Ja ma saan aru, et meil siis ikkagi augustis saab valmis asi. Oleme optimistid. Tavai. No hästi edasi on lubatud, vaatame, kuidas läheb igatahes. Endast anname võimalikult maksimaalselt kohe, kui ehitaja saab omapoolsed asjad valmis, siis meie sees teeme ta valmis juba loetavasti saame samal ajal teha valmis, kui seal veel viimased ehituslikud tööd käivad. Vot nii, ja selle toreda mõttega siin mõte läheb lendu, sest see on nii ilus mõte, mis meid täna siin seob. Aga üks asi oli mul vist veel siia pandud, ma vaatan, kas mul tuleb see välja. Volle Branch, 2. märts on meil planeeritud Ülemiste Beach House'is, Beach 44 ja meie tore profibaar Mart ja Tiima. Idee on siis selline, et ühel pühapäeva hommikul me saame kokku ja vaatame, kuidas teie mängite. Kutsume sinna kokku veel teisi Eesti tippaare ja ühtlasi anname inimestele võimalusi sellist toredat hommikut veeta. Jah, see mõte tuli sealt, et ega Eestis ju, eriti kui MK-d mängida, siis võib-olla ei satu Eestisse nii palju ise mängima ja talvel üldse on sükest võib-olla rannavõrkpalli suhteliselt vähe vaadata, et siis teekski sükse meie enda hooaja väikse avapaugu. Me oleme Tenerife laagrist tulnud ka palju mängulist trenni teinud, et testime pruunid, et võtaks Eestis ka, testime oma vormi, kutsume inimesed seda vaatama, mängime siin mõne erineva paari vastu ja veedame toredalt aega, et võib-olla saab seal natuke juba täpsemalt mingite hooajaplaanide ja muude asjade kohta ka rääkida mängude vahel või pärast, et ja siuke mõnus hommikupoolik, et kui sa oled võrkpallisõber ja sul on veel 2. märtsi hommik vaba siis ja lõuna, siis ma soovitan küll panna kirja. Vot nii, aga uudised on läbi võetud, tõesti palju huvitavat juhtumas. Mart ohkab suurelt, aga arusaadav ka. Ja meil on nüüd, üle pika aja on tagasi meie video challenge. Nils, kaua sa töötlesid seda 10 minutist klippi? Ma arvan, et umbes 8 tundi. Pluss miinus 30 minutit. Ja klipi alguses küll, kuna meil kuidagi Mikker ei tahtnud töötada ja valgustust ka ei olnud kohal juhuslikult, siis see ei ole võib-olla kõige siuke esteetilisem, aga edasi läheb juba väga põnevaks. Nii et vaatame ära ja inimesed, kes meid ainult kuulavad, siis teie keliga umbes 10 minutit ja 20 sekundit edasi, sest et siis me tuleme stuudiosse tagasi. Või võtke 10 minutini mõtlemispaus. Ja, Mart, teeks seda. Väga ilus, aga lähme vaatame. Tere, head sõbrad, käes on 544 challenge aeg. Nüüd me tulemegi oma tänase challenge'i küsimuse juurde. Kuidas on võimalik mängida just nii, tossudega?
Taylor Crabb, USA vaieldamatu tippmängija, sel aastal või eelmisel aastal, 2024. aastal mängis siis AVP turniiril oma jalavigastuse tõttu just tossudega. Me ei tea täpselt, mis vigastus oli. New Balance'i tossudega. New Balance'i tossudega. Tennise tossudega. Ja inimesed naarisid, mõtlesid, kuidas see võimalik on, kuidas see lubatud on, oli lubatud, tuli välja AVP-s ja siis Martinisega kuulusad Marti. Me oleme otsustanud, et kuna tema jõudis poodiumile nii oma paarilisega. Võitis ära, võitis. Lausa nii. Siis me mõtlesime, et kuidas siis meiegi peaks kaotama Mardile viimane, kui need tossud jalas. Ütlen ka ära, minul on OnCloud, selline tuntud firma. Muidu on vaba ja tossud, aga mõtlesin, et täna proovin sellist kerget tossud liival. Mis sina jalga paned? Minul on siis sellised Nike'd siin, kes natuke on kursis ikkagi korvpalliga, siis teab, mis see tähendab, kes ei ole, siis need on Kobe Bryanti omad. Minul on siis tegelikult see ongi, OnCloud on välismaane nimetus, tegelikult see on Oliver Kukemelk, on siis Eesti mees, kes need pani ja pani siis Kukemelk C-tähega, nii et OC on rahvusvaheline nimi. Proovime, vaatame, kas jääme ellu. Siin on küsimus vigastuse osas, kas see ankle breaker, kuidas on, teeme esimese hüppe ära või kõik pole proovinud. Ma tea, kas kõige on, näe. Mina vaataks kerkel isegi rohkem kui muidu. Ajalehe saab olla panna küll. Kiirenduse. See on nagu see poes hakkab tossu ostma ja siis... Teed väikse kiirenduse? Alati väike kiirendus. Mitte ainult tossud, vaid ka hopsti. Aga müts, minul müts ka Karl mütsi ei kanna, siis tal on ilusad juuksed. Ei. Mul on Turkish Airlines. Need on siis Mardi ja Kusti kunagised Brasiilia MK-etappi särgid. Nendest tossudest kui veel ei piisa, siis no ma arvan, et siin põhimõtteliselt mõtlesin peaks mängima. Ei peagi. Ta on samades särkides ikkagi käinud Rakveres. See on Futures, see on GP. See oli Rakvere kohalik suvetuur National etapp, mille me panime kinni. Ei ole kaotatud nendes vormides veel. Nii et meil on umbes 100 põhjust, miks me ei tohiks seda mängu kaotada. Minimäng, lühike game, nii et vaatame, kumb võidab. Edu. 1, 2. Paber, võite meie serv. Hea pull. Nii, sa oled 4 peal. Mängime siis 11 punktini. Poolte peal, ehk siis 6 peal on pooled. Viimane. Välja. Lucky shot ega väike lakka peab olema mängus sees, poistel oli praegu kõvasti õnne. Kusjuures algus on, ma ei isegi pannud tähele, et mul tossud olid jalas. Mul on hästi. Minu. Yes, toimib. Servi viga. Kaartsid tosse, ma arvan. Kaartsid seda tosse veits või? Jaa, Martin seda kaartist tosse. Siin peaks olema kusjuures tossudes just eriline hüppe. Vaatame. See on hea hüppe. Toimib, naa. Kusjuures ma ei tea, peabki Uku Rummilt küsima, kas Eestis tohib mängida. Praegu me oleme 2-1 peal. Noh, tossud segasid veits. Ja, selge, aru saada. 2-2. Sinu. Piir. Opa, touch! Ütle mikrisse, kui hea oli lüüa Mardi blokist auti. Väga hea oli lüüa. Aga aitab, minu serv vaatust. Ma võtan ette ainult, et ta on nagu esteetiliselt natuke kole, kui ma mängin rannat. Mulle sellepärast ei meeldi, et me küll võidame selgelt praegu, aga 2 vahele proovin. Hea. Ops, läks. Tiima peale ässaks. See on harrastaja võlud. Sa ise ka ei tea, kui see serv läheb. Nii, et ma lähen viimasel hetkel siis piiri. Ai, hästi. Ei ole pooli. Niist. Me oleme sinuga koos praegu. Me oleme lõpuni koos. Tüüpine. Minu paarised alati tahavad mängu poole pealt midagi pärast minna vastaste poole üle. See on alatihti juhtub seda. Sorrisk. Sorrisk. Ütleme, saime teada, miks tossudes ei mängita. See oli sees või? 5 punkti tehtud, jah? Sain haiget,
aga no mitte nii, et oleks katki läinud. Vaat see on päris elu seriaal, no seda me tahamegi. Vigastuste hinnaga. No ma teen edasi. Proovime, ega sellist seisu ei saa jätta. On ainult üks jalg igastatud, õige. Läheb. Nägemist. Oota, õige vist. Mina tervisin enne. Viga, üldiselt ikkagi tuleks servida minust nõrgemale mängijale, aga ta servib millegi võrest mulle. Sinu vahe. Keskel. Julgestus! Nende tossudega ei saa julgestada, kus juures. Me lugesime enne ka, et nende Nike Kobe Bryantitega ei saa julgestada. Mina kusjuures praegu väga selgelt panin palli siit, et sinna poole, et Nils tuleb sealt selja tagant mul ja julgestab üles. Aga Nilsil ei olnud praegu võrgus või? Ilus mees oled. Nõus, jaa. Appa! Ai! Jäin terveks kõik hästi. Pooled. Läks. Saan enam tõstana. Raskel tõsta. Lähme. Sa raisk! Aga me mängisime lõpuni, eks punkt meile. Jep, 7-7. Uus pall. Nagu raske on, ei jaksa nagu. Oleneb, palju vorm on endale. Hästi. Karl võtab jälle kinni kõik. On üles. Postitan neid ühe väikse lühikese asjaga. Kuigi videopildis tundub, et tegu on puhtõstega, siis pall läks tegelikult selgelt läbi Marti kätte. Opa! Viimane kord. Opa! Ai! Kahju. Vaatasin, kuidas aegluubis Karl jookseb pallini, aga ei olnud piisav. Vaatasin, et aegluubis hüppab vastu posti ka. Õnneks seda ei juhtunud. Mine. See oli Beach House'i special praegu. Beach House'i special. Karl tahab saada servi. Aga tõstan ja. Ai. Jäi puudu ikka natuke. Kõrdi tossude viga. Tossude viga täiesti. Täiesti tossude kõrdi sokk. Sokk oligi? Tossude sokk. 8-11 tossuga. Ilma tossuta, ma arvan, 11-4 oleks saanud võidu. Ma ütlen, ikkagi ohtlik on. Minu hinnang väga ohtlik. Et see üks koht täpselt... Põllekaitsmed unustasid. Õllekasti? Põllekaitsmed. Ma õllekasti unustasin, aga põllekaitsmed. Ma tundsin küll rohkem hirmu. What? No võt, oleme hirmsamaks muutunud, aga see võib olla sinu maikades asi. Jah, võib olla tõesti. Oled ise ilmselt nendega Brasiilias kvalifikatsioonis pähe saanud, siis tekkis nagu halb emotsioon jälle. Just muidugi. Oh my god. Sarnased maikad ka, kellest pähe saime. Et kuidas, kas te olete kunagi näinud, et keegi mängiks tossudega kuskil? Meie teame seda Taylor Grabbi näidet AVP-st eelmisest aastast, aga olete te varem kuulnud või näinud? Mina isegi seaks kahtluse alla, kas maailmakarikal võib. Me arvasime ka, et vist ei tohi äkki. Ma arvas ka, et ei tohi. No. Täna, kui te nägite, kui hästi tegelikult me mängisime, kas te arvate, et see meie üldine areng olnud tugev või pigem olid tossud ikkagi päris head? No me ikka lepsime kokku ju. No, kui tossud öeld, siis särgid. Ma ütlen ainuke asi, mille taha ei jäänud. Minu puhul jäi natuke Nilsi taha. Ja tossude taha, aga särgi taha küll ei jäänud. Ei, särgi taha ei jäänud. Väga hea särk. Väga hea, super särk. Ma räägin sellega, ma olen võitnud. Huvitav, et me kaadsime. See on üllatus, ütleme üllatus, selge üllatus tulemus. Mehed, palju õnne veel kord teile.
väga tublid noored, edu teile, kus iganes turniiridel. Ma saan, et te tegelikult päris tõsiselt rannavõrkpalliga. Jah, andnud ette. No, edu teile, et teist saaks ka meie tasemel mängida üks päev ja edu teile. Edu ka sulle, Nils, oma elus. Aitäh. Video nähtud, minu hüppeliiges on terve. Ei olnud midagi hullu, selline väike välja käimine, nagu mul on need hüppeliiges vist käinud elu jooksul vist nii palju välja, et enam nad nagu tõsiselt sedasi välja ei käi. Korra on valus, paar punkti tunned, aga no, järgmine päev mingit probleemi ei olnud, aga no kokkuvõttes ikkagi võib-olla sealt videost ei jäänud see nii kõlama. Ma ikkagi ütleks tohutult riskantne on see tossudega mängimine. Ja Nilsiga me rääkisime pärast, et ta ütles, et võib-olla minu tossu tald oli liiga lai, et võib-olla see ka lai ja kõrge. Lai ja kõrge, jah. Et võib-olla ikkagi, kui Crabbil olid seal ka nagu spetsiaalselt läbimõeldud, millised tossud, võib-olla see on parem, aga no mina ei soovita küll mitte kellelegi seda teha. Eriti kui see ikkagi väljak on auklik, meil oli suht kõvad, oli värskelt kastetud, et see oli ikka mega ohtlik ettevõtmine tegelikult. Ma ei tea jah, ma ei soovitaks ja üldse ma loodan, et keegi ei tule ka siukse idee peale. See on ka rõve lihtsalt. See nägi esiteks tõesti nii kole välja, et hirmus oli natuke vaadata neid klippe järgi. Siis kui see ühe selle sealt tossu ära võtsid, siis nagu läks sinu pilt ilusamaks, aga mul oli ikka sokid põlvedeni, maika seljas, no mida pekki. Ei olnud, ei ole õige esine. See ei ole õige esine. Ei, Mart, ära saa tossudest mängima hakka. Võib-olla sellepärast ongi FIVB selle ära keelanud, sest see lihtsalt ei näe hea välja. See ei ole mingi nii, et see oleks see eelis, et sellepärast ei tohi lihtsalt, no ärge pange tossu, see on kole. Ei, absoluutselt. Ja no tegelikult ju isegi need rannasokid ei näe väga mõnusad ja ilusad. Need ei ole ka minu arust mõnusad. Rand on ikkagi soe koht, ja soe koht ei seostu tossudega, liivasokkidega, ei. Kuigi ma olen küll tossudega trenni teinud. Oled ikkagi? Aga no see on siis, kui te veebruaris, kuna ei saanud veel kuskil sees ei olnud teha. Ühe korra käisime seal laagris ka lätlastega Hispaanias ja siis nad ütlesid, tulge laagrisse, aga see oli nii külm. Kus see oli siis? See oli kuskil Põhja-Hispaanias? See oli Põhja-Hispaanias, Alicantes kuskil ja nad küll olid väga julgenud, et nad meid niimoodi kutsusid, et tulge meil ju, see oli mingi esimene teine aasta, kus me mängisime või kolmas, et meil raha ka väga polnud, et üks laager teeme ära. Kutsuvad sinna, et okei, et ega siin tegelikult treeni saab teha umbes 4 tundi päeval, et mingi 11-st 3-ni, et siis on enam-vähem soe. Aga siis läksime küll 11, oli ka veel nii külm, et ei tahtnud tosse ära võtta ja nad ise tegid ka tihti tossudega trenni. Aga teil midagi juhtunud? Ei juhtunud. Jalad maas? Jalad maas hüppasime, aga no ega see trennid head ka ei ole, kui sul kõik külma. Jalad maas hüppasite, seda küll võid mulle pärast trennis näidata, kuidas see käib. Chuck Norriselt võid õppida. Aga no julm ikka, julm. Ma seda enam on austus nagu Crabivast. Me peame ühe asja ära parandama ka. Ma saan aru, et Urmas Piik meil vaatas ka seda klippi ja ütles, et kas New Balance'id olid tal mingi kord siis jalas, aga seal turniiril, kus ta AVP siis... Seal olid ikka Nike'id. Ma arvan, ma nägin mingit valet infokildu või lihtsalt kuidagi... Tänapäeva maailm, ega see on jumala. Ma arvan, et see oligi pandud sulle sööti ette kuskilt. Jah, aga ei, Nike'i tossud. Minu arust ma seda ikkagi ütleks, tennise tossud olid küll minu arust. Isegi kui ma seda pilti vaatasin, siis nad nägid välja vähemalt sükst, et nad olid ikkagi suht sile, siuke madal toss ei ole kõrge tallaga, et jah, ju siis talle sobis hästi. Oli ikkagi vigastus ka seal taga, et ta päris sama ei mänginud. Seda peame ütlema, kui sul on ikkagi teada, et sa tahad minna mängima ja sul on auhinnarahad ja punktid, siis ja kui AVP seda lubati, mis jälle näitab, et minu arust USA-s ma ei ole hull siuke kommertsmaailma fänn, absoluutselt pigem vastupidi, aga ma pean tunnustama, et see, kuidas ikkagi Ameerikas osatakse alasid turundada, no see on ikkagi vägev, et tulegi mängi nende tossudega, ta sai väga palju mitte jälgimisi, vaid klikke ja meeldimisi sai seal sotsiaalmeedias see klipp, meiegi vaatasime, imestasime, et kuidas see võivad, jumala siuke äge jälle asi, millest räägiti igas kommuunides, ja ta jäi terveks ja mängis ju super hästi tegelikult, et siuke äge lükke, aga samas ma saan ka aru, et Rahvusvaheline Võrkpalliliit ikkagi päris ei saa lubada, et sa tuled Seelikuga mängima ja paned mingisugused labidad omale jalga, et see ikkagi kuskil peab olema nagu võistlusetikett, mida tohib mängija kanda. Ja no seal on ju üldse ikkagi täitsa teine, seal ikkagi võivad mängijad omavahel karjuda. Röstida. Jah, et see on nagu
päris äge, kuidas need mängijad ise veel pärast sotsiaalmeedias postitusi kommenteerivad ja mingid seal läheb edasi. Ja õlitulle veel valavad ja et selles suhtes täitsa ikka siuke ameerikalik. Mis veel AVP, kuna ma jälgin ka neid sotsiaalmeedias, siis seal on ka kuidas mängijad saabuvad väljakutel, et mis riietus neil seljas on ja seal enne igat turniiri tehakse siis galerii sellest. No kujutad see ette, et Mart, sa lähed Eesti GP-d mängima ja keegi hakkab pilti tegema, et mis riietusega ta sa võid, et sa vist liiga palju ei vali ju seda riietust, peaasi, et midagi on seljas. Võib-olla mõni toetaja nimi, aga no et sa ei lähe ja sa ei pane mingid moodsaid riideid, eks ole, mis... Ei pane jah, aga noh, võib-olla vaata siis paneks. Ma tahaks küll Marti näha, siukse velvet pükstega tuleb turniirile, saanud Nilsilt värsked soovitused. Mul tuleb lihtsalt praegu see pilt silme ette, kus meil oli eelmise aasta sügisel, me käisime koos ühel krabi maitsmisel, tervitasid Andrei Kurakovile ja Mart tuli sinna mingi kampsu, nii ilusa kampsu nagu leidis ja pükse ei olnud, ikka dressipüksid jalas. Seal oli mingi lugu mu arust ju. Sul ei olnud lihtsalt teksasid ju. Ja me tulime maalt, aga mul olid teksased linnas ja mul ei olnud mitte midagi muud panna, kui need dressikad, see oligi selline. Ma kujutangi ette lihtsalt, kuidas Mart läheb mängudele ka, et proovib midagi teha siis ilusamini, aga pükse mul ei ole, lihtsalt sorry kutid, triiksärk ja mingid dressid. Aga mina kusjuures Nilsiga koos elades põhimõtteliselt need aastad, mis me oleme koos Piits enam 4 teinud, ma olen aru saanud ja avastanud, et tegelikult on dressipüksid tõesti palju mõnusamad püksed kui teksad. Et ma ise ka täna, ma tulin stuudisse, ma panen ikkagi teksad, kuskil kohtumisel lähen, ma panen teksad, aga ma igapäevalus ikkagi olen dressimeheks saanud, et alguses oli küll jah, Karl ikka dressi ei tunnistanud väga, no ainult siis, kui mingi, ma ei tea, midagi pidi kaevama, kui tihti Karl midagi kaeva. Linnamees, linnaurle. Ühed teksad olid mul siuksed, et ma seda ma pikemalt seda ei saa. See on ropp. Kas see oligi meil tehnikunurk ära või? Või võtame selle ka ikka? Võtame. Täna moenurk. Aga ühesõnaga AVP teeb ägedat. Me Uku Rummilt kuulisime, kes on siis Eestis kohtunike boss ikkagi rannavõrkpalli mõistes suures plaanis. On ju, no ikkagi, või Jaanik Kunt ei tunne, sest ma arvan kuidagi halvasti, kui me ütleme Ukule, et on boss. No, ma ei tea, Jaanik võib ka boss olla, võib olla mitu bossi. Just, kõik Eesti rannavõrkpalli kohtunikud töötab bossid. Võite ennast nii kutsuda, sest meie usume seda. Ühesõnaga Uku Rummi ütles, et ikkagi rahvusvahelise siis võrkpalliliidu poolt tunnustatud võistlustel tosse ei tohi kanda. Et sa võid panna soki jalga ja sa võid teipida kuidagi, et kui sul see tald on siis näiteks vigastatud, aga et no tossuga ei tohi tulla ikkagi. Et toss jätta koju, ütles Uku. Nii et selline lugu. Head sõbrad, meil on aeg jõudnud nii kaugele, et me läheme tänase saate viimase teema juurde. Ja tehnikanurk, head sõbrad, me teame, meil on mitu sellist toredat inimest, kes just ütlevad, et aga kuhu see tehnikanurk on teil jäänud. Umbes aastad oli puhkusel, aga nüüd ta on puhkuselt tagasi, ta on terve, ta on valmis. Me juba eelmises saates võtsime tehnika ette, rääksime Liisa Remmelga näitel siis väga paljuski servi vastuvõtust. Täna me räägime blokist. No Nils, sina vana blokimees, räägi, kust on sinu hea blok tulnud? Sissejuhatuseks. Oi, nii. Vaatasin just seda meie eelmisi neid challenge'id, mis me tegelikult tegime, väga ägedad videod minu arust. Mida rohkem on aega möödas, seda ise vaatad, päris okei. Päris okei, jah. Ja mängisime seal Kusti ja Mardi vastu 3-kesi ja oi, kus ma seal ühe ära kägistasin Mardile. Oli küll, jah. Ja siis järgmine punkt või ma ei tea, 2 punkti hiljem Mart lööb lihtsalt mul üle bloki. Aga see mingi nalja küsimus oli, et kus mul see hea blok tuleb ega ei tulegi kuskilt. Aga tegelikult oma pikkuse kohta sul on okei blok, et lihtsalt no, kui sa oled ikkagi ei ole antud, siis on ka raske. Ma ei tea, kui me võtame, et see Bello on ikkagi must pikem vist mingi 6 senti, siis... No Bello sündis jõusaalis. Sündis jõusaalis ja suurte kätega, aga ma ei tea, ega ma ennast mingiks heaks blokimeheks ei pea küll. Steniga ju Sten Vahtrasega oleme mitte pidanud, mitte et see nüüd mingi hull koorem oli. Väga äge oli Steniga mängida, aga mängisime
ja käisime kordamööda blokis, et siis käisime välismaal üliõpilasvõistlustel. Et siis ikkagi, no raske on seal peale piiriblokki mingeid erinevaid saada. Küll aga võib-olla kui ma räägin siis midagi blokist, mis ma ise blokeerides olen tundnud, ma olen tundnud, et ma saan kõige rohkem blokke, kui ma hüppan blokki siis sellele mängijale, kes lööb vastas väljaku poolt nagu kahe pealt. Nagu, et sealt nurgast paremakäelised, kui nad keeravad seda palli siis sinna väljaku nagu sisse diagonaali. Nagu kahe pealt diagonaali rünnak ja mina seda blokeerin. Kõige rohkem ma saan sealt blokke, ma olen aru saanud. Mul on sama. Ma ei ole nagu täitsa 100% kindel, miks see nii on, aga üks mu mõte on olnud, et kui sa lööd kahe pealt parema käega, siis su keha, sa lööd nagu enda vasakust õlast nii-öelda siis kaugemalt, eks sa keerad seda palli kaugemalt sinna väljaku sisse ja kui sa lööd nelja pealt, siis sa keerad seda palli nagu vastane, siis keerab seda palli enda keha juurest nagu lähemalt ja ma ei tea, äkki siis ma kuidagi vaatan selle keha järgi rohkem, kuhu sinna blokki hüpata. Et kui ma nelja pealt diagonaali, ma ei tea väga palju, ma olen blokke saanud, aga kahe pealt ikkagi diagonaali olen nagu saanud. Mina saan ka samalt poolt, kus sina, aga ma olen sellepärast, et Kaarel Kais ründab kahe pealt ja ma ikkagi reeglina saan Karla kätte. Aga ei, Karla on heas vormis ja siuke väike lõõpimine, aga meil on Karlaga siin omavaheline blokkide mõõduvõtt, aga ma olen selle lähenemise, kusjuures kuna sa trennis seda kunagi rääkisid ka hiljuti, siis ma olen sellega ikkagi nõus, et mul tundub sama, et siuke kui üldse siis sealt poolt, aga et mingi see nagu ängli või nagu selle vahe on nagu, et kust see pall kuidagi tuleb või... Aga me saame kohe Mardilt küsida, kas sa ka tunnetad sama asja või? Ei tunneta sama asja. See oleks meil vale tunnetas. Ei, aga see on lühikeste meeste blokk. Ei, see ei ole lühikeste meeste blokk, ma võin aimata, kust see efekt võib tulla. Ma nüüd ei saa, ma ei ole vaadanud sellise pilguga ja ma ei tea, kas see vastab tõele. Aga see võib juhtuda näiteks siis, kuna kui rääkida näiteks blokist kui tehnikanurga valguses, mis seal element on, siis kõigepealt on blokis positsioneering. See on positsioneerima vastase suhtes. Tavaliselt on ka see, et mis ei ole seotud sellega konkreetselt, aga tavaliselt on see, et mida varem sa sinna kohta jõuad, kus ta üles hüppad, seda parem. Sest siis sul on aega saada tasakaalu, sul on aega hüpata, kui sa otse üles hüpata, siis sa oled natuke tavaliselt kõrgemal ja paremas tasakaalus. Kui sa viimasel hetkel pead tegema sammu üles hüppama, siis võib-olla su keha jääb ühele või teisele poole liikuda, ehk siis punkt number 1, tehnika mõttes, et mida varem sa jõuad sinna kohta, kust vastane ründab, seda parem. Kui asi on väga selge, et vastane alati ründab samast kohast ja teine mees teist palli ei löö, siis võid kohe sinna ära minna, sinna seisma. See on nagu võib-olla tehnika nõuanne number 1. Nüüd, mis on positsioneeringul teine asi, et see koht võib olla ju päris detailne, kus sa seisad. Tavaliselt see, kust vastane ründab, siis mida sa vastases vaatad ja naturaalsem asend on ennast positsioneerida nagu vastase vastu. Aga võib-olla, kui sa tahad olla nagu päris keskel, siis sa peaks positsioneerima ennast vastase õla vastu. Ja nüüd, kui sa rääkisid, kui sa kahe pealt blokeerid ja sa oled vastase vastas, siis sa oledki ta õlast natuke nagu diagonaali pool. Kuna ta õlg on parema peal, sa näed siia, siis sa oled eelistatud seda diagonaalsuunda ära võtma ja kui sa oled tal nüüd nelja pealt ründab, sa oled tema vastas, siis tema õlg on sinust diagonaali poole, teil sa oled nagu lihtsam lüüa, sest sa kaotad natuke kõrgust tema diagonaali vastus. Kui sa tahaks olla nagu nii-öelda kõik ära võtta või maksimaalselt ära võtta, näiteks sel hetkel, kui mängidki palli, et lähedki võtma seda suunda, mida ta lööb, mida sa loed, siis võiks positsioneerida täitsa võib-olla õla vastu. Et siis see positsioneering on nagu veits väikse nihkega, teise kalibratsiooniga. Et siis, kui seal on piiri või diagoblokk, eks siis sa oled nagu õlast natukene piiri pool või õlast natukene diagonaali pool, avad ennast nagu niimoodi. Et seda või nagu positsioneeringu mõttes nagu vaadata. Aga kas see ei või olla, et su juhtiv käsi on ühel pool parem käsi, teisel on ka vasak käsi. Nagu et see, mis jääb väljaku sisse siis nii-öelda, kui ma diagonaali blokeerin on. Mul läheb see parem käsi, see on kuidagi, ma tunnen seda kindlamalt, et ma oskan seda paremini kuidagi viia või... Seal võib olla ka variant, kui sul tunned sellist erinevust.
ma ise seda ei tunne. Tavaliselt vasak käsi, vasakule meeldib ka väga hästi siit võtta. Neid pälle, magus. Tunnen lõhna, aga ei ole tundnud ise seda kogenud. Vahel isegi, aga see võib olla, kui sa tunned seda erinevust, siis see võib ka seal olla. Aga kõrguse vahe tuleneb kindlasti sellest, ma arvan ka positsioneeringust, kuhu sa ennast paned. Blokiga edasi minnes võib-olla tehnika nurga näol. Ja, mul on palju küsimusi, aga ma kuulan hea meelega sind. Tahad küsida veel positsioneeringu kohta? Ei. Siis teine oluline osa minust blokis on ajastus. Et kuidas ennast ajastad sinna lööki. Minu teooria kohaselt on 2 ajastust. Üks on selline varahüppamise ajastus, et sa hüppad sinna nii piisavalt vara, põhimõtteliselt ma isegi väidaks, et koos ründajaga. Et sa hüppad nii vara, et sul jääb veel aeg liigutada õhus käsi. Ehk siis ründaja küll näeb sind, aga ta ei tea, kus nad käed paned. Selleks pead piisavalt vara hüppama, et sul tekiks see aeg. Ja piisavalt kõrgele ka. Ja piisavalt kõrgele, et see ongi rohkem pikemate või kõrgemale hüppajate tehnika. Teine variant on hilisem hüppamine, mis on siis nii hilja, mis on ühtepidi koksude mõttes hea, aga teistpidi ka lühemate meeste mõttes hea, kellest muidu kiputakse üle lööma, kui saad info väga vara kätte. Aga kui sa hüppad sinna nii hilja, et sa täpselt löögi hetkeks jõuad alles oma käed sinna panna, kus sa viid, siis blokimees võib sinna sisse lüüa, kuna ta lihtsalt pigem ei näe sind. Ja siis, kui ta koksab, et siis sa selleks koksu hetkeks võib-olla jääd veel temast natuke kõrgemale ja jõuad koksu tagasi visata. Aga trikk on minu meelest selles, miks on nagu keeruline, on see, et need 2 ajastust, nad ei ole nagu päris niimoodi, et üksteise kõrval, et vara hüppamisest saab hiline hüppamine. Minu kogemuse järgi seal vahel on nagu auk. Nii-öelda, et mis ei ole mitte miski ajastus. Et kui sa hüppad nende 2 ajastuse vahel, siis sa ei ole vara ja sa ei ole ka hilja. Ehk siis igal juhul sul ei ole seda üllatuselementi vastasele, sest ta näeb su tegelikult ära, aga sa ei jõua ka käsi liigutada. Ja siis on täpselt see, et nagu ei saa aru, et ründaja nagu lihtsalt tuuli mind kogu aeg. Ta näeb, aga samas ta ei ole võimasta vastu, et sellist ajastuse viga minu meelest kohtab päris tihti. Sükka vaheküsimus, kas sina kui väga pikakasvuline ja hea hüppega blokimängija, kas sinu jaoks on oluline alati nii-öelda saavutada oma maksimaalne ulatus bloki kõrgusel või see mingitel hetkel jääb ka teisejärgus, kuna sa oled niigi kõrgel? Või sul isegi mängib see vahel võib-olla sinu vastu, kuna vastan on nii palju allpool ja tal on mõnus sealt sulida või? Vahel väikeste mängijate vastu, kes löövadki trossi kohalt pidevalt. Neile sobib väga hästi, kui ma hüppan hästi kõrgele. Mul on hästi raske mitte hüpata oma maksimumi. See on harjumus, et sa alati tunned, eriti kui pall läheb võrgu peale, et ma nüüd pean minema ja kõrgelt selle ära kägistama. Aga siis seal on tegelikult nagu päris järgmine võib-olla tehniline nüanss, et kui ma hüppan väga kõrgele, panen käed, võrk on kuskil siin, aga vastane lööb siit kohast, siis nagu kui ma käsi liigutan, siis tegelikult nagu see osa liigub väga aeglaselt. Et kui ma oleksin nagu madalamal ja liigutaksin käsi, siis osa liiguks nagu palju kiiremini võrgu koha peal. Ma jõuaksin nagu reageerida, aga ma lähen üle, vaatan nagu diagonaali lööma, liigutan käed siia, aga ta lööb siit minema. Et siis tegelikult oleks targem mõnikord mitte nii kõrgele hüpata või siis kasutadagi seda number 2 ajastust. Ma olen seda vahepeal nagu proovinud, mingite vastu on nagu toiminud. Kes löövadki väga madalalt, et peaaegu ainult vaatad ja hops käed siia, nõks käed sinna. Aga siis kui tuleb võistluse hart näiteks niimoodi, mõtled, et jälle võrgu peal palju, oi nüüd ma olen võimast, on pisikene, ma lähen kägistan. Jälle siis tuulib sealt küünanuki juurest ära. Et see ei ole nii, et ma olen kõva blokimees ja oi küll mul on lihtsaid või lühikese mehi on lihtne võtta, et see mänguvõlu on ikkagi nii mitmekülgne. Just, et vahel on ka see olnud, et näiteks tiimaga võiks vabalt teha, et mingi lühem vend näiteks siis harjutame teistpidi ka, et vaata äkki sul on teda üldse mugavam võtta. Et miks mitte ka nii proovida. Aga jah, muidugi see eelis mul ikkagi võiks olla, et kuna ma olen pikk, mul käed nii palju üle võrgu, kui ma seisan, et siis ma teen ainult, kes löövad nagu trossi koha pealt, siis see üllatusmoment oleks nagu väga suur, et ma saaks ju katta väga suure ala võrgust ära siit väikse hüppega, kui oleks hea lugemine näiteks mehe vastu. Aga tihti lugu, eks need lühikesed, näiteks mingi Guto-sugune ründaja, mis on minu jaoks nagu hästi ebamugav blokeerida, oskab teha seda hilist ärakasutamist, et vaatab, kus need käed on ja siis lööb käelt ära, aga oskab lüüa hästi vara. Et kui ta näeb, et üles ei tulnud, siis lööb kõrgelt ja kõvasti. Et siis kui on selline vastane, kes oskab seda teha, siis peab ikka kõrgele minema, et ta seda varasemat lööki ei kasutaks.
Ma tean, meil Eestis Jaan Rebel ja sinu vend Rein Tiisar, nii palju kui nendega oleme siin trenni teinud ja arutanud ka asju, et nendel on mõlemal see mure, et nad vahepeal tahavad liiga palju kahmata palli, et nad on üleval hästi kõrgel, neil on hea hüpe ja nad tahavad kahmata, aga mida nemad näevad ja mida ilmselt ka kaitsemängijad palju näevad, et see ei ole, eks ole, alati hea, et sa mingi puute saad, et tihti on just see korrektsus jälle oluline, et sa võtad, sa isegi sul pall tuleb, kui sul siit kõrvalt läbi, aga sa katad oma piiri ära ja tänu sellele on sul kaitsemängija siis kõrval, tal on lihtne nii-öelda tegutseda, et ta teab täpselt, mis on tema ala ja mida tema katab ja kui plokimängijal lähebki kõrvalt mööda, siis see on okei. Et kas sina oled ka sellega maadelnud, et sa tahad justkui vahel kõikidele pallidele näppe vahele saada, kuigi tegelikult kaitsemängija on korralik, ta saab ise need pallid kätte, kui sina oled oma töö plokis tegelikult ära teinud. Jah, just, et see nüüd siis järgmine samm on ja kui seal õhus juba oled, siis peabki vaatama, et kas mul on siis korrektne ja tugev blokk või siuke liikuv ja lugev blokk, et see oleneb ka minu eest tihtilugu sellest, et mis olukorras vastane on, kas pall on natuke võrgu peal, kas kui ma nüüd vahel on ju see, et ma nüüd hoian oma piiri kinni, pall on võrgule lähemal, ta saab selle nii kõvasti, nii teravasti diagonaali suruda, et tegelikult oleks ikkagi mul ainuke viis ära võtta, et kaitsemees seal pigem ei ole. Kui pall on natukene võrgust kaugemal, siis ilmselt mul on mõistlikum hoida oma positsiooni, et ta siit kuskilt ära ei lööks ja jätta ülejäänud kaitsemängijale, et kui ma nüüd näen, et ta diagonaali lööb, panen oma käed sinna ette, aga siis ilmselt saan lihtsalt kehva puute ja pall lendab minema. Et on ka muidugi mängijaid strateegiaid, kus blokk on alati korrektne. Et eriti kui on pikk blokk, kõrge blokk, et lihtsalt kui pall on lähemal, siis üritan minna sügavamale, aga ei liiguta, et olen alati suur ja korrektne. Et ka selliseid variante on, et siis oleks ka tähtis, et kui seda blokki kasutada, et käed oleks nagu tugevad, et sa lähed sinna üles, et kui pall vastu käsi põrkab, et ta siis põrkab ikka alla või siis kõrgel ülesse ja võib-olla teha ka siuke väike liigutus, kas randmetest, mitte väga palju kätest. Tihti minu jama on see ka, et see liigutus, et hüppad üles, et siis hakkad nagu seda palli nii-öelda alla poole suunama, aga siis teed seda liiga palju kätest, aga siis tegelikult kaotad kõrguse. Et tegelikult oleks parem teha nagu natukene randmetest see suunamine, aga siis peaks olema nagu siuksed tugevad jõulised jäigad käed. Teine variant on see, et kui sa oled väga lugev blokk, loed mängijad, tahad võtta ka need teravamad suunad ära, mis ta su kõrvalt lööb, et siis mulle endale meeldib mitte käsi nagu nii varakult pingestada, sest et siis pinges käed väga hästi nagu ei liigu, et siis võiks olla algus nagu natukene nii-öelda lõdemate, kergemate kätega ja liigutada neid siis kiiremalt edasi-tagasi erinevatesse kohtadesse. Et võite ka vaadata näiteks minust need asjad paistavad silma, et kui vaatad näiteks Anders Molli blokki, minust on pigem siuke liikuv, lugev, et läheb ülesse, vaatab, viib käed sinna ja siis on mingi näiteks Ehlers või Boermansi blokk, kes ongi suured, nemad lihtsalt valid oma koha, lähevad ja võtavad, et erinevaid siukseid tehnilisi nüansse saab nagu kasutada vastavalt siis enda võib-olla füüsiliste eelsoodumustele või ka millist mängu sa partneriga nagu mängid. Kuna meil on siin palju ka kuulajaid ja ma ütlekski suur osa kuulajad, kes ise mängivad mingil tasemel, siis ma jätkaks seda detailset küsimust, et kui palju sina oma karjääris, ütleme, sedasi umbkaudu protsentuaalselt oled kasutanud piiriblokki, et näitad enne siis servi, et sa oled piiri minemas ja palju diagonaali. Ja palju, ma tean, mingil hetkel te praktiseerisite ka seda, et te üldse ei näidanud midagi, et teil oli kogu aeg oli tunnetuse peal. Jaa, isegi seda mitte näitamist me jõudsime kõige rohkem viimasel ajal ja Tiimaga ka praegu kasutame seda. Aga põhimõtteliselt ikka enamus mängud, ma ütleks, tehakse ära piiriblokiga. Aga seal on jälle, nagu seal on tegelikult, see on jälle minu teooria kohaselt on, tegelikult levinud on 1, 2, 3, 4. Piiriblokk, diagonaaliblokk, hiline piiriblokk, ehk siis või pettega piiriblokk ja pettega diagonaaliblokk. Need on siis, et pettega piiriblokk on see, et ma näitan ennast diagonaalis, kas ma alustan diagonaalis ja hüppan siis piiri. Ja kaitse vastupidi. Ja kaitse vastupidi või siis pettega diagonaaliblokk, ma näitan ennast piiris ja hüppan diagonaali. Võib ka teha nii, et nagu osad teevad veel nii, et ma justkui teen sammu diagonaaliga, hüppan tagasi piiri, aga osad mängivad nii, et alustadki diagonaalis, hüppavad siis piiri, siis kaitse võib ka alustada piiris ja joosta diagonaali. Ja see point minu meelest on tegelikult see, et neid kõiki 4 vaheldumisi ei olegi mõtet kasutada. Et on mõtet kasutada 2, kas näiteks 1 ja 4, ehk siis kas ma alustan piirist ja siis mõnikord teen pettega diagonaaliblokki või siis teine variant, et me alustamegi nii, et ma olen diagonaalis ja kaitse ongi piiris ja mängimegi niimoodi, et ründaja
saab üle diagonaali koksata piiri. See nii lihtne alati ei ole, sest kui see on normaalne blokk, ta madalamad koksud viskab tagasi, aga mõnikord võib ka taganeda ja siis mängida pettega piiriblokki. Ehk siis tegelikult, kui sa mängid neid 2 kombinatsiooni, siis sul on kogu väljak on kaetud, aga vastane ei tea millal. Et kui sa mängid nagu 4 erinevat, vahepeal on piiris, vahepeal on diagonaalis, siis on pettega piiri, pettega diagonaali, siis nagu see ei anna vastasele mingit sellist konkreetset survet. Et võib-olla ta ei saagi aru, mis see teeb. Mõnikord on siin, mõnikord seal, mõnikord löön blokki, mõnikord ei löö blokki, mõnikord kaitse on seal, aga mõnikord sain jälle lihtsa punkti ja ei teki sellist võib-olla, et kurat, et just enne oli siin, täpselt sama olukord. Sain ära lüüa, nüüd oli siin, nüüd ei saanud ära lüüa, et mis toimub, vaata. Et mulle tundub, et nagu võiks valida 2 ja siis ongi see, et tavaliselt on see, et diagonaali blokki on raskem teha. See on keerulisem, siis mängitakse piiriblokk ja pettega diagonaal, aga võiks ka mängida teatud vastaste vastu, kellel näiteks ei ole tugevat ja kõrget piirisuunda löögis ja meeldib kõrgelt diagonaali lüüa. Ja blokk on selleks võimeline, et tema alustabki kogu aeg diagonaalis, on kõrgelt diagonaalis õhus ja siis mängida selle, et võtta neid madalamaid piirilööke sealt pettega ära ja siis tekitada niimoodi survet, et olen ka isiklikult näinud, see on nagu keerulisem teha niipidi, aga osade vastaste vastu töötab väga hästi. Aga ikkagi see, et te olete nagu süttis kõige rohkem veel praktiseerinud seda, et lihtsalt tunnetuse peale mõlemad mängivad. Mis selle eelised ja nõrkused on? Selle nõrkused on need, et kui vastast väga hästi ei loe, siis võid tekitada talle nagu palju lihtsaid punkte. Et aga eelis on see, et kui tunnetad hästi, kui kaitsemängija tunnetab hästi blokki, saab nagu vastast aru, siis vastane võib nagu täitsa segadusse minna, et see on nagu mitte midagi aru. Et nagu justkui nagu ei saagi mingit infot, et ei olegi nagu mingit kohta, aga võib ka nagu sellega endale näppu lõigata, et vastane nagu mõnikord lööb blokki, aga mõnikord saab täiesti tasuta punkte, et kui mõlemad oleme piiris või mõlemad oleme diagonaalis, et siis võib ka sellega nagu läppu saada, aga ta on jah rohkem siukse lugemise tunnetuse mäng, et vahel siuke ta on nagu meile tihemini nagu paremini sobinud, kuna me oleme rohkem siuksed, mulle endale ka meeldib pigem nagu olla seal vastas, lugeda mängijat ja tiimale samamoodi. Aga kuidas maailma tipp mängib? Sa ütlesid siis ikkagi pigem piiriblokiga? No tavaliselt ikkagi mina ütleks, et alustatakse jah, rohkem nagu piirist. Klassika. Et ega see diagonaali tihtilugu ei ole lihtne seda maha lüüa ka, kui sul on korralik piiriblokk vastas, tavaliselt ikka mängijad on nagu suured, et väga suur platsi osa sinna diagonaalist ei jää, siis on kaitsemängija, need tavaliselt on see, mida tugevamini sa lööd, seda vähem sul neid suundasi jääb. Et selle väga tugeva löögisuuna kaitsemängija loeb ära, saab selle sealt kätte, et siis neid suundasi jääb tegelikult nagu väga vähe, eriti kui hakkad ära lugema, aga neid hetki, kui ta ei löö ja hakkab piiri koksama. Tavaliselt on see, et üle kõrge bloki, kui kaitsemängija saab väikese eelise, väikese aimdus, et see piirikoks tuleb, siis ta toob selle ära. Aga seda lugemist minu meelest tihtilugu ei kohta, pigem ikka tehakse kombinatsioone. Et võetaksegi nii, et mängime seal diago kaitses, kui ta lööb, näed, et see piirikoks näiteks talle toidab, siis ükskord lepin kokku lihtsalt, et nüüd on sinul hilise diago blokk ja mina lähen toon selle piirikoksu ära. Et sealt, et neid kombinatsioone mängitakse palju nende peale. Oleks nagu tagasi kooli jõudnud ja lemmikõpetaja kohe annab tundi. Väga põnev. Millal tunni kontroll on? Järgmine podcast. Oi jumal, aga praegu ma sain palju, ma kuulasin, ma ei pea isegi palju kodutööd tegema, mul on juba asjad selged. Aga palju sa oled oma blokki muutnud aastate jooksul? Muudan kogu aeg kõiki asju. Et sa ikkagi saad üha rohkem ja paremini aru, mis mingil hetkel toimub või? No, seal on veel nüansse näiteks, mida ma olen võib-olla kõige rohkem muutnud. Mingi aeg, mis tõi nagu kõige suurema tulemusliku muutus oli see, et nagu mida ma vaatan. Ja see oli minu jaoks nagu kõige keerulisem, et ühtepidi ka, et kui me rääkida ajastusest, siis on küsimus, et nagu mille järgi ma selle ajastuse paika panen. Kuidas ma selle info saan selleks, et ma nüüd näiteks ma tahan siin hüpata, aga mis see siin on, mille järgi siin? On ta selle järgi, kas ma saatan selle palli järgi, vaatan selle vastase järgi või kus ma selle info saan? Et samamoodi, kui näiteks ma tahan vastast lugeda, et siis on küsimus nagu, mida ma loen päriselt. Kas ma vaatan vastast siis ja kaotan palli ära
või vaatan palli ja näen ainult natukene vastast või üldse midagi ei loe aga mida ma siis vaatan, et ma olen nagu seda ala nagu uurinud nagu rohkem ja mul on nagu endal olnud vähemalt minu kogemuslikult tunne see, et nagu kui tegemist on vastase lugemisega ja vastase kehakeele lugemisega, siis kui ma vaatan, üritan saada vastasest infot, vahetult infot, siis ma olen hüppajastusega natukene hilja, sest et ma saan info, mille tema juba hüppab ja siis kui ma lähen tema järgi, siis ma olen tast natuke maas. Ja kui ma üritan ta kehakeeles saada infot, et kuhu ta lööma hakkab, siis seda infot on liiga palju. Ja siis ta võib hakata manipuleerima, et näitab natuke ühte ja teeb teist. Et kõige paremini mul ajastus ja lugemine on kokku läinud siis, kui ma vaatan teraselt palli järgi saan selle pallikaare järgi, ma saan koha ja ajasse, kuhu ma hüppan, teades vastase löögi kõrgust enam-vähem. Et ma selleks on info, aga siis sellest nagu, kuidas see vastane sinna nagu pilti ilmub, et sealt mingi info tuleb, mis hooga, mis kiirusega, mis agressiivsusega ja kuhu tal see nagu, kuhu tal justkui see nagu löök hakkab nagu minema, et see tuleb nagu, aga see info tuleb nagu vähesest infost, kui mingi hall mass tuleb sisse, aga seal on mingid kvaliteedid ja selle järgi võib-olla ka natuke positsioneering, et kui palju on siin, kas see mass tuleb siit või sealt poolt, tekib siuke arusaam, et mis võimalused tal nagu jäävad, et sealt ma olen saanud nagu justkui vähema info, vähema lugemise baasil paremad otsused tehtud, et ma olen nagu seda jälgima hakanud. Üks küsimus, kuna te tegite Helvi Koomaniga siin üsna hiljuti ikkagi koos ühe trenni, siis ole hea natuke iseloomust olümpiavõitjate sellist siis sinu vastu mängimist ka või okei, te mängisite trennis, aga ikkagi nad kasutavad oma asju, et kuidas oli Helvi Koomani pidurdada blokis? Okei, eli eks nad löövad hästi, nad näevad blokki, nad hoiavad kõrgust. Ja nad on üsna kiired ka ikkagi. Nad on kiired. Et nende vastu on nagu keeruline, et täpselt minust neil on väga hästi arenenud välja see, et nad saavad aru täpselt sellest, et sisuliselt kui ma näen, et blokk on mul siin, siis kui blokk on siin, siis ta käed põhimõtteliselt, kui ta näen, et kuhu see blokk hüppas, ta käed peaks katma sellise osa. Kui ta käsi liigutab, siis eks ole, siinpool on madalamad, siin on kõrgemad. Et siis ta väga hästi minust tajuvad ära selle, et kui blokk on siin, siis kui ma tahan lüüa sinna, siis ma olen sellelt kõrguselt. Kui ma tahan lüüa sinna, siis ma võin lüüa sellelt kõrguselt ja sinna ma võin lüüa põhja. Ehk siis väga tihti ongi see, et nende vastu täpselt, et ma näen küll, et ta läheb sinna lööma, aga ta täpselt teab, et mu käed sinna ei ulatu ja kas ta läheb täpselt siis mööda või natuke näppudest. Et nad üldse ei lähe sinna maiustama, et umbes seda tegema, et blokk on siin ees, ma panen purraki sinna põhja. Nad tihemini seda riski ei võta ja minu meelest see nagu toidab meil väga hästi. Eks noored mehed, aga väga targalt mängivad. Hästi targalt, jah. Ja nendel veel, nagu me teame, süppelt tõsta veel lisab juurde, et sinul kui blokimängijal muudab see oluliselt kohe keerulisemaks üldse mingit taktikat teha, sul on juba tihti vaja üldse, et sa jõuaks sinna kuskile. Aga selle kohta ka omad taktikad, et näiteks Rivoga rääkisime, siis ma ei tea, nüüd ta pole mehi treeninud pikka aega ja nüüd see mäng on ka natuke muutunud ja see natuke efektiivsemaks läinud, aga vanasti vähemalt kui hüppelt tõstjad mehed, siis näiteks tema taktika oli see, et blokimees ei vaata enne seda, kui nad on teinud 3 punkti teise palli löömisega. Keskun ainult sellele ja 3 punkti, ma arvan selle pärast, et tegelikult seda teist palli lüüa maha ka tühjavõrgu pealt ei ole 100% kindel, sest et sa lööd tavaliselt veits ebamugavast asendist, sul on tavaliselt pikad suunad ja kaitsemängija suudab ka lugeda, et kui ta võtab 50-50, siis ta sealt võib-olla esimesest 4 võib-olla 2 korjab üles üldsegi, et võib-olla ta peab hoopis 5-6 lööki tegema selleks, et saada 3 punkti, aga see samal ajal võib-olla sa saad sealt 3. palli blokeerimisest hoopis paremad positsioonid kui siis, kui sa hilja oleks seal. Et võib üldse põhimõtteliselt otsustada, et näiteks isegi kui tead, et on selline paar, kes lööb teist palli, aga nagu vahel ja siis ta väsitamist hüppamiseks ma üldse ei vaatagi seda. Et aga ma ikka taast vaatan. Väga äge ja mõnus hakkab kohe. See on ikkagi siuke heavy metal. Me ühe Läti rannahalli ristisime heavy metaliks, kui me käisime vaatamas neid seal Riias järjepanu, et siuke raw material. Hardcore. Jah, et see on ikkagi vägev, mis infot me siit saame.
maailma üks paremaid plokimehi viimasel 10. rannavõrkpallis, et suur aitäh sulle. Ja no ma usun, et ei ole ka palju mängijaid võib-olla, kes oskaks nii detailselt seda edasi anda, kes on võib-olla nii detailselt ise selle läbi mõeldud, et see on näha, kui te saad ise selle kallal aastaid vaeva näinud ja läbi mõtestanud seda teemat, et olla veel parem, veel täpsem, veel rohkem aru saada vastasest. Just. Võimas. Kas sa kaitsest ka tead nii rääkida? Või kaitsen lihtsalt keegi seal selja taga teeb, toogu üles? Kaitset me nii palju ei ole jah vaadanud, aga midagi ikka oskaks rääkida. No meil tuleb see osa ka kindlasti. Yeah. Seal on Urmas ilmselt tagasi selleks ajaks. No võt, siis räägime kaitsest. Noh, ma arvan, me võtame tänase saate kokku. Sellise ütleme ikkagi võrkpallikooliga on hea tänane saade kokku võtta. Mart, aitäh sulle tulemast. No, oli rõõm. Äkki teinekord veel? Kindlasti. Kui kutsute? Me teeme koos seda saadet, Mart. Sa oled täpselt samamoodi, sa võid ilma meeta teha. Nii et jaa, ma usun, et me tahame sinna loodetavasti on tundnud vastastikused. Ja Nils, suur tänu ka sulle. A-liiga käib. Head sõbrad, kes siis meie tegemisi niikuinii jälgivad, need ilmselt teavad, meil on eraldi Facebookis selline Beach House esitleb ja Beach 44 A-liiga on meil 2 aastat käimas. Seal päris palju huvitavaid mänge. Urmas ja Sander said ühe üllatuskaotuse meil Külvi Talvist vastu, nii et ütleme põhiturniir ja tundub, et alles mõnevad mängud ootavad ees, aga kuna alagruppides on nii tulised lahingud ja tase ikkagi seal keskmik osas vähemalt väga tummine ja sarnane, et siis see play-offi pääs, kes 12 hulka saab, kes välja jääb, et see on päris huvitav jälgida. Ja tihti nädala sees kell 9 need mängud on, et pange follow Facebookis sellele lehele ja teil viskab ette, et kui mingi mäng on, võite vaadata. Ja et veel nagu nende kõige vaadatumate telesaadete hulka ei pääsenud, kuna Aktuaalne kaamera on sama ajal ja see võtab osa vaatajaid meist ära, aga ta on kindlasti seal esimese 20, mis siis just avaldatakse nende järel, ma arvan, on meie A-liiga kohtumised olnud. Ja veel äkki tuletame meelde ka, et Türgi laagrisse saab ka veel registreerida, aga mitte kaua. Et me veebruarist on viimane kuu, siis me paneme asjad lukku, pakime asjad ära ja lähme. Minul on kott juba koos. Teil ei ole veel? Mul ei ole. Mul on veel enne Tenerife kotti, siis on veel selle Mehhiko kotti. Mul on suht kehvasti, mul on see kõige paremad lühikesed püksid ja parimad maikad, et ma panin juba kotti ära, et ma ei saa trennis ei taha saadet Tenerifele ka seda kasutada. Ja, head kuulajad, suur tänu kõigile vaatamast, kuulamast, aitäh Laasile, kes meid siin kaamerate taga jälle mitu tundi ohjeldas, olge tublid, mängid ka rannavõrkpalli ja kohtume juba järgmisel kuul. Laas läheb ka blokki proovima nüüd. Ilusat päeva jätku.